1990ndate alguses vaatas riik, mis oli aastakümneid esinenud stabiilse, mitmerahvuselise föderatsioonina, kuidas selle valuuta varises kokku ühes ajaloo rängimas hüperinflatsioonis. See riik oli Jugoslaavia. Rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu isoleeritud, samal ajal kui ta pidas sõdu Horvaatias ja Bosnias. Kas see kõlab tuttavalt? Kui see kõlab tuttavalt, siis sellepärast, et just see juhtub praegu Venemaaga. 2026. aasta suvel. Kas asjad kulgevad samamoodi? Kas see, mis juhtus Jugoslaavias, kordub Venemaal ja lõpeb selle riigi kokkuvarisemisega? See on stsenaarium, mille me võtame tükkideks, et jõuda tõeni. Alustame Jugoslaaviast, sest tõsiasi on see, et selle kokkuvarisemine on eelduseks kõigele, mis järgneb. Kui Jugoslaavia sotsialistlik föderatiivne vabariik lagunes 1991 aastal. Alles jäänud Jugoslaavia liitvabariik oli sisuliselt Serbia ja Montenegro, mida valitses mitteametlikult Slobodan Milošević, kes sai hiljem selle presidendiks. Kui see tundub tuttav, siis põhjus on selles, et olukord sarnaneb sellele, kuidas Vladimir Putin alustas oma tõusu võimule Venemaal. 1990ndate lõpus Jugoslaavia jätkas võitlust territooriumi hoidmise nimel ja toetas Bosnia serblaste vägesid julmas sõjas, mis naaberriigis lahti rullus. 1992. Aasta mais reageeris ÜRO Julgeolekunõukogu ulatuslike sanktsioonidega, saarhulgas kaubandusembargo, finantstehingute külmutamisega ja enamiku rahvusvaheliste majandussuhete katkestamisega. Sanktsioone karmistati veelgi. 1993 aasta aprillis paberil oli eesmärgiks sundida Belgradi lõpetama Bosnias toimuva sõja toetamise. Tegelikult tabasid sanktsioonid majandust, mis oli juba struktuurselt mõrk, ja see kombinatsioon osutus katastroofiliseks. Need arvud on eraldiseisvana peaaegu uskumatud. 3 kuu jooksul pärast 1992 aasta sanktsioonide jõustumist oli tööstustoodang langenud umbes 40%. Aasta lõpuks oli aastane inflatsioon Serbias ja Montenegros jõudnud umbes 19 810%-ni ja see oli alles soojendus. 1993. aastal langes riik ühte ajaloo rängimasse hüperinflatsiooni. Haripunktis 1994 aasta jaanuaris, kuine inflatsioonimäär ulatus umbes 313 miljoni protsendini. Päevane inflatsioon oli ligi 62% ja tunnine inflatsioon ületas 2%. See tähendas, et hinnad võisid märkimisväärselt muutuda juba kassajärjekorras seistes ja sisuliselt kahekordistusid iga 34 tunni järel. 1993. Aasta lõpuks oli Jugoslaavia keskmine kuupalk langenud umbes 15 USA dollari ekvivalendini. SKP langes sel aastal umbes 30%. Tööstustoodang ja investeeringud mõlemad kukkusid ligikaudu 37% ja töötus tõusis üle 24%. Nende numbrite taga oli valitsus, kellel olid tõelised võimalused otsa saanud. Miloševići sõjapingutused, mis seisnesid sisuliselt Bosnia serblaste vägede relvastamises ja rahastamises ning omaenda sõjaväe ja politsei ülalpidamises, sõid sellel perioodil kohati üle 80% föderaalsest eelarvest. 1993. Aasta detsembriks rahastati ligi 95% kogu valitsuse kulutustest lihtsalt uue raha trükkimisega. Ja Kaskpank oli juba korra tühjaks tehtud enne, kui sanktsioonid üldse jõustusid. Viimastel kuudel enne Horvaatia ja Sloveenia lahkumist Milošević liitlased korraldasid reidi Serbia keskpanga valuutareservidele. Nad suunasid välja 1,4 miljardit dollarit, et toetada režiimi ja selle liitlasi, samal ajal kui raha oli veel jagatud föderaalvara. See rööv aitas Horvaatial ja Sloveenial lahkumisotsusele lähemale jõuda ja see jättis ülejäänud riigi sisuliselt ilma igasuguste reservideta, kui sanktsioonid katkestasid kõik seaduslikud võimalused välisvaluuta teenimiseks. Nii tegi riik seda, mida teevad sanktsioonide all olevad sõjamajandused. See improviseeris. Tavaline kaubandus loobus täielikult kokkuvarisevast dinaarist ja hindas ümber Saksa markadesse, mida jälgiti abstraktsete punktidena, mis olid seotud marga väärtusega, sest keegi ei suutnud äritegevust ega isegi poes käiku planeerida valuutas, mis võis enne lõunat poole oma väärtusest kaotada. Valitsus viivitas riigile kuuluvates kortermajades kütte sisselülitamisega, et raha säästa, mis sundis elanikke kasutama ebaefektiivseid elektrilisi radiaatoreid, mis omakorda koormas elektrivõrku üle ja põhjustas elektrikatkestusi. Pensionäärid õppisid viivitama kõigi võimalike arvete maksmisega. See on hüperinflatsiooni omapärasus, kus võlg on tehniliselt väiksem. Kui keegi oli kuu alguses võlgu 10 000 dinaari. Isegi mõnepäevane makseviivitus tähendas, et inflatsioon oli juba suure osa võla reaalsest väärtusest ära söönud. Ja mis meie tänase teema jaoks on eriti oluline? Sõda ise neelas jätkuvalt tööjõudu ja materjale, mida pankrotis, sanktsioonide all ja isoleeritud riigil oli üha vähem võimalik seaduslikult hankida. Muidugi, Venemaa aastal 2026
ei ole Jugoslaavia aastal 1993. Venemaa majandus on suurem ja mitmekesisem ja hoolimata aastatepikkustest sanktsioonidest ekspordib endiselt tohutul hulgal naftat ja gaasi, isegi kui see kaubandus on muutunud keerulisemaks ja ümber suunatud, mitte aga kadunud. Venemaa pole kogenud midagi, mis sarnaneks Jugoslaavia stiilis hüperinflatsioonile, kuna tema keskpangal on tööriistad, reservid ja poliitikadistsipliin, mida Belgradi keskpangal 1993 aastal ei olnud. Nii et Venemaa poeriiulitel ei hakata hindu määrama juaaniga seotud punktides, kuid sügavam struktuurne muster, kus riik võtab üha äärmuslikumaid majandusmeetmeid, on praegu Venemaal selgelt kujunemas. Ja konkreetne mehhanism, millele tahame keskenduda, on see, mis toimub Venemaa kütusevarustuse ja tööjõuga. Alustame kütusest, sest see on tõenäoliselt tavaliste venelaste jaoks igapäevaelus kõige nähtavam probleem. Alates maist 2026 on Ukraina oluliselt suurendanud kaugmaa rünnakuid naftatöötlemisrajatiste vastu, mitte ainult torujuhtmete ja eksporditerminalide, vaid ka rafineerimistehaste endi vastu sügal Venemaa territooriumil. Medusa andmetel on nüüd rünnaku alla sattunud kõik 10 Venemaa suurimat rafineerimistehast. Ukraina kindralstaap teatas, et süstemaatilised löögid on rivist välja viinud umbes 42,7% Venemaa prognoositavast naftatöötlemisvõimsusest. Juunis tabati 8 rafineerimistehast ning üle 60 hoiupaagi hävitati või sai tõsiselt kahjustada. Ukraina hinnangul on Venemaa naftatöötlemissektori kogurahaline kahju alates 2025. aasta augustist umbes 13,5 miljardit dollarit. Sõltumatu analüüs näitas, et Venemaa kütuse tootmine langes juunis aastases võrdluses koguni 25%. Tootmine jäi umbes 20% alla siseturu nõudlusele. Ja kuigi kõik need numbrid võivad tunduda ülearused, see probleem ilmneb kohe tanklas. Juuli keskpaiga seisuga loendas sõltumatu väljaanne Medusa vähemalt 7 Venemaa piirkonda ja linna, kus oli kehtestatud kütuse normeerimine numbrimärgi alusel. Oržov, Nižni Novgorod, Pihva, Lipetski ja Kirovi piirkonnad, lisaks Moldova ja Astrahan. Kursk liitus nendega 15. juulil. Piirang on lihtne ja seda nimetatakse paaris-paaritu reegliks, mille kohaselt saavad paaritu numbriga algavad numbrimärgid tankida paaritutel kuupäevadel. See meetod oli sarnane sellele, mida kasutati 70ndatel USA's pärast Iraani revolutsiooni, lõigates ära suure osa kütuse ekspordist sellest piirkonnast. Kuid seekord on kogu skeem ajendatud õhurünnakute kampaaniast rafineerimistehaste vastu, mitte turuembargost. Improviseerimine muutub sealt edasi veelgi kummalisemaks ja just siin muutub Jugoslaavia ka ja raskeks eirata. Venemaa Krasnodari piirkonnas käskis Tinski rajooni administratsioon üldhariduskoolide õpetajatel loobuda osast oma suvepuhkusest, et töötada vahetustega bensiinijaamades. Aga nad ei pumpa isegi kütust, sest kütust ei jätku kõigile. Selle asemel seisavad nad platsil, et järjekordi hallata ja vihaseid juhte rahustada. Mis puudutab tasu, siis õpetajad saavad tasuks tasuta teed ja kohvi. Kohalikud ametnikud kinnitasid avalikult, et see kohustus on vabatahtlik ja piirdub meesõpetajatega. Teooria kohaselt mõjutavad kütusepuudused mehi otsesemalt, kuid kohalikes kogukonnagruppides ilmnenud kaebused näitasid, et naistöötajatele määrati samad vahetused kaudse ähvardusega töö kaotada, kui nad keelduvad. Üks noor õpetaja kurtis, et tema ja tema kolleegid, kellest mõned kaaluvad alla 50 kilo, pidid minema füüsiliselt ohjeldama pettunud autojuhtide rahvahulki ilma tasu saamata ja sisuliselt ilma valikuvõimaluseta. Ja Pihkva piirkonnas värbavad võimud vabatahtlikke ja niinimetatud rahvapatrullide liikmeid, et teha sarnast tööd tanklates. Seejuures kasutades värbamiskuulutusi, kus pole isegi mainitud tasu. Irkutskis on piirkondlik valitsus välja pakkunud elektroonilise broneerimissüsteemi, et järjekordi hallata ilma inimesi kohale saatmata. Selle asemel otsustas valitsus juuni lõpus karmimate meetmete kasuks, saates korda tagama politsei ja rahvuskaardi. See näitab, et valitsus peab võimalikke piirkondlikke rahutusi täiesti reaalseks kütuseprobleemide tõttu ja püüab sellele ennetavalt reageerida. Midagi, mis oli praktiliselt mõeldamatu maailma ühe suurima nafta- ja gaasieksportija jaoks. Pane tähele, mis see on? Riik suunab ümber ametnikke ja õpetajaid, eemaldades nad nende tavapärastest ülesannetest ja suunates nad kütusekriisi logistika toele. Kriisi, mille tekkimisele riik ise oma valikutega kaasa aitas, sest riigil ei ole raha, tööjõudu, kes oleks nõus ega haldusressurssi, et seda probleemi teistmoodi lahendada. See on väiksemas mahus ja väiksema riskiga versioon täpselt sellest improviseerimisest, mida nägime Belgradis 1993 aastal, kui kütte välja lülitati raha säästmiseks ja pensionärid manipuleerisid maksetähtaegadega, et ellu jääda majanduses, mis ei toiminud enam tavapärasel viisil. Kütuse järjekorrad ei too tõenäoliselt kaasa hüperinflatsiooni, kuid aluseks olev refleks avalike institutsioonide ja neid teenindavate ametnike survestamiseks on sama. See viitab eriti Jugoslaavia juhtumile. Hüperinflatsiooni kommenteerides märkis Cato instituut,
et kõik Belgradi bensiinijaamad olid suletud, välja arvatud need, mis teenindasid välismaalasi ja saatkondade töötajaid. Kui Venemaa siseturu kütuseolukord areneb edasi samas suunas, võime varsti näha, et õpetajad ei pea enam jaamades töötama, sest seal pole enam midagi teha. Ja see jutt ühest töötavast bensiinijaamast viib meid jälle Venemaa juurde tagasi. Nagu varasemad juuli alguse raportid juba näitasid, on mõned omavalitsused hakanud koostama prioriteetide nimekirju, kes saavad järjekorrast mööda minna. See mõtte- ja käitumisviis võtab suurepäraselt kokku kasvava lõhe Venemaa tegutseva valitsuse ja tegelike inimeste vahel, kes seda valitsust toetavad, võib-olla valedel põhjustel. Nüüd liigume tööjõu juurde, sest just siin muutub paralleelolukorraga, kus riigil saab sõja jaoks valmis inimestest otsa eriti ilmeseks. 2026 aasta juuli keskel sai sõltumatu Vene telekanal Dožd kätte ja avaldas lekkinud dokumendi pealkirjaga Kandidaatide valimise plaan lepingulisele teenistusele 2026 aastal. Plaan hõlmab Minski rajooni Burjaatia vabariigis Venemaa Kaug-Idas. Dokumendi kohaselt teeb plaan midagi, mida me tavaliselt erasektoriga ei seosta. See loetleb kõik ettevõtted, mis tegutsevad rajoonis, kui palju inimesi igaüks neist tööle võtab ja kui palju neist töötajatest on 20–60-aastased mehed. Kõige olulisem on see, et seal on kirjas ka konkreetne töötajate kvoot, mille iga ettevõte peab Ukrainasse sõtta saatma. Ja kõige hullem on see, et tõenäoliselt ei ole see üksikjuhtum, sest allikad, kes olid selle lekke eest vastutavad, viitavad sellele, et samu kvoote rakendatakse ka teistes föderatsiooni piirkondades. Enne kui sukeldume selle samu detailidesse, vajuta kindlasti tellimisnuppu, et saada iga päev uusi videoid. Siin sõjasaates oleme otsustanud tuua teieni kõige värskemad uudised ja põhjalikud analüüsid kõigest, mis puudutab geopoliitikat. Tagasi lekkinud dokumentide juurde. Kvoodi taga olev loogika on maksimeerida kas valitsuse kasumit või rindele saadetavate meeste arvu. Omamoodi julmas arvutuses, mis on kogu sõjapüüdluse jooksul olnud läbiv. Rajooni juht saab piirkondlikust peakorterist sihtarvu ja jagab selle siis kohalike tööandjate vahel laiali. Igale ettevõttele määratakse kindel arv töötajaid, keda ta peab lepingulisse sõjaväeteenistusse saatma. Aga kui ettevõtte juhtkond ei soovi omaenda töötajaid saata, on neil alternatiiv. Selle asemel võib ta teenuse eest maksta, sõlmides lepingu määratud ettevõttega, mis on spetsialiseerunud sellele, mida eufemistlikult nimetatakse sõjatarbeks kandidaatide valikuks. Teatatud hinnaks on 100 000 rubla ehk umbes $1300. Juuli keskpaiga seisuga iga inimese eest, keda ettevõte ise otse ei saada. See ei piirdu isegi ainult erasektoriga. Sama plaan nõuab, et Minski rajooni haigla saadaks 2 töötajat sõjaväeteenistusse. Kuigi piirkonnas on juba terav meditsiinipersonali puudus. Kvoodid ei küsi, millised sektorid saavad töötajaid loovutada. Valitsus lihtsalt määrab numbrid ja eeldab, et need täidetakse. Aga see süsteem ei ole uus. See on arenenud ja algas juba 2024 aastal. Tol ajal hakkasid võimud nõudma, et ettevõtjad tooksid sõtta inimesi ja toetasid seda nõuet ähvardustega, ootamatute kontrollidega nende ettevõtete suhtes, kes ei allunud. Aastaks 2025 oli see muutunud tänaseks selgeks väljaostuskeemiks. Ettevõtted said maksta selle eest, et nad ei saadaks töötajaid sõtta, kuid iga kvoodist puuduva inimese eest tuli ettevõttel maksta 450 000 rubla või umbes $6000. See on rohkem kui 4 korda suurem kui Burjaatias kehtiv asutuste määr uue 2026 aasta plaani järgi. See erinevus viitab sellele, et väljaostu hind selles süsteemis erineb piirkonniti märkimisväärselt ega järgi ühtset riiklikku skaalat. Kuid mõlemas näites on ühine see, et ettevõtte tööjõud on sisuliselt muutunud ressursiks, mida riik saab maksustada, olgu see siis kehades või rublades. Ja on põhjus, miks surve mitte ei leevene, vaid hoopis suureneb. Minski rajooni 2026 aasta kvoot nõuab ettevõtetelt 61 inimese saatmist rindele. See on umbes 65% rohkem kui eelmise aasta rajooni eesmärk. Ja tol aastal sõlmis tegelikult lepingud vaid 13 inimest. Teisisõnu, rajoon jäi eelmisest kvoodist kõvasti maha ja piirkondlike võimude vastus polnud ootuste vähendamine, vaid hoopis nende peaaegu 2-kordistamine järgmiseks aastaks. Sisuliselt püüab riik oma tööjõupuudust leevendada veelgi karmimate meetmetega. See viib meid kõige tõsisema eskalatsioonini, mis on ilmselt hullem kui see, mida endise Jugoslaavia inimesed kunagi taluma pidid. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, avaldas juuli alguses üksikasjaliku raporti, kirjeldades üleminekut rahalistelt ja administratiivsetelt survemeetmetelt otsesele sunniviisilisele värbamisele. Raportis märgitakse, et see tegevus oli koondunud Penza linna ümbrusesse. Umbes
625 kilomeetrit, Moskvast kagus. Raadiovaba Euroopa, raadiovabaduse andmetel. Mehed on seal linnatänavatelt kinni peetud ja viidud sõjaväekomissariaatidesse ning neid on survestatud või füüsiliselt sunnitud allkirjastama lepinguid, mis saadavad nad Ukrainasse sõdima. Aruanne jagas pealtnägija filmitud videot, mis näitas rühma mehi istumas väikebussis, samal ajal kui väljas olnud inimesed kommenteerisid, et mehi survestatakse minema. Vene õiguskaitseorganid eitasid seejärel avalikult, et mingit sundi oleks toimunud. RFERL-i raport hõlmab ka üksikjuhtumeid, mida on raske kirjeldada millegi muuna kui ukrainlaste poolt nimetatud bussitsitseerimine. See on mitteametlik termin, mis tähendab sõjaväealiste meeste tänavalt kinninabimist ja kaubikutesse viimist. See tava seostati algselt Ukraina enda mobiliseerimise raskustega, mis näitab, et mõlemad pooled kannatavad tegelikult sama probleemi all. Aga Ukraina puhul tunnistas president Volodõmõr Zelenski selle probleemi. 2026 aasta alguses ja andis Kaitseministeeriumile korralduse see lahendada. Seevastu Venemaal näib bussistamine täielikult seaduslikest raamidest välja minevat. Aruanne näitab, et riik lihtsalt eitas neid sündmusi kui ebatõeseid ja lükkas need kõrvale, mis varjab ka seda, kui laialt see võiks kogu riigis levinud olla. Ja kuna Vene võimud eitavad selle praktika olemasolu, puudub ka ametlik kanal, mis registreeriks, kes viidi, kuhu või mis ettekäändel. Just sellepärast toetub RFERL täielikult anonüümsetele sugulastele ja advokaatidele kui allikatele, mitte ühelegi ametlikule dokumendile. Ukraina territoriaalsete värbamiskeskuste kuritarvitused on põhjalikult dokumenteeritud just seetõttu, et neid ei eita. Selle asemel arutatakse neid parlamendis ja Ukraina väljaanded kajastavad neid nimeliselt. Siis on veel väidetav juhtumite arvu kasv viimastel aastatel. Koos kasvavate kvootidega viitab see sellele, et Kreml püüab aktiivselt sellele meetmele tugineda, selle asemel, et kuulutada välja järjekordne osaline mobilisatsioon. Viimati kuulutati mobilisatsioon välja 2022 aastal. Sellele järgnes sadade tuhandete inimeste lahkumine riigist. Võib-olla ei tule nad kunagi tagasi, mis kahjustas Venemaa majandust veelgi. Kui need niidid kokku panna, siis ilmneb pilt sõjamajandusest, millel hakkab nappima kahte kõige olulisemat asja – kütust ja tööjõudu. Ukraina rünnakud rafineerimistehastele tekitavad täpselt sellise ressursinappuse, nagu sanktsioonid tekitasid Jugoslaaviale 1992 aastal. Ja tööjõu poole pealt näeme riiki liikumas läbi sama protsessi nagu Jugoslaavia, kui sõda venis ja vabatahtlikud kadusid. Kõigepealt stiimulid, siis halduslikud kvoodid, mis määrati ettevõtetele. Just kui oleksid töötajad maksustatav kaup. Seejärel rahaline väljaostusüsteem, mille hind aina tõuseb. Seejärel lausa inimeste röövimine linnatänavatelt. Milošević jätkas võitlust ka siis, kui tema majandus seda enam välja ei kannatanud, sest taganemine oleks toonud kaasa talle vastuvõetamatud poliitilised kulud. See kõik ei tähenda, et Venemaa laguneb kindlasti samamoodi nagu Jugoslaavia. Jugoslaavia kokkuvarisemist põhjustas ka rahvusvaheline sanktsioonide režiim, mis oli spetsiaalselt loodud muutuse esilekutsumiseks, mis lisandus paljudele sisemistele süsteemidele, mis kas ei töötanud või mida valitsev partei aktiivselt saboteeris, püüdes kiiret kasumit teenida. Selle asemel saab Venemaa endiselt korraliku tulu oma kaubandusest Hiina ja Indiaga ja tal on endiselt vajadusel juurdepääs täiendavale kütusele. Ja hoolimata lääne poolt kehtestatud sanktsioonidest, mida üks endine Jugoslaavia riik põhimõtteliselt keeldus kehtestamast, Venemaa majandus kasvab tehniliselt endiselt, isegi kui kasvutempo on oodatust palju madalam. Seega on täpsem öelda, et Venemaa praegune süsteem on pinges, mitte kokku varisemas. Pingeseisund tähendab, et riik võib end sellest olukorrast välja aidata, tavaliselt välise abi või sisemiste reformide kaudu. Kumbki neist kahest võimalusest ei ole midagi, mida praegune Venemaa valitsus tõenäoliselt teeks. Esimese variandi puhul, kui Hiina päästab Venemaa, tähendaks see sisuliselt avalikku alistumist Hiinale kui plokijuhtile, mitte aga oletatavale võrdsele. Teise variandi puhul sõltub Putini kogu režiim sellest, et samad inimesed jäävad võimule ja neid ei vahetata. Tema sõda Ukrainaga ei pruugi veel läbi olla, kuid Venemaa presidendile Vladimir Putinile on juba osaks saanud tema suurim kaotus. See ei saabunud Donbassi rindel ega piirdu ka Hersoni lahinguväljadega. Selle asemel see toimub ligi tosinas iseseisvas riigis üle Ida-Euroopa ning Kesk-Lääne-Aasia, sealhulgas Moldovas, Kasahstanis ja Armeenias. Need riigid on vaid mõned näited sellest, mida Venemaa nimetab oma lähivälismaaks. Ja selle termini mõistmiseks peame esmalt minema tagasi 1991. aastasse, Nõukogude Liidu lagunemise aega. See oli üks kaasaegse ajaloo kõige murrangulisemaid sündmusi, kuid liidu kokkuvarisemine polnud sugugi nii selgepiiriline, nagu paljud inimesed ette kujutavad. Jah, endised Nõukogude vabariigid saavutasid teatud tasemel poliitilise iseseisvuse, kuid kuna paljud neist riikidest olid üsna väikesed ja neil polnud tingimata suuri ressursivarusid, tugevat sisemist infrastruktuuri ega ulatuslikke rahvusvahelisi suhtevõrgustikke, enamik neist jäi järgnenud aastatel Venemaas tugevalt sõltuma. Sellele suundumusele oli ka mõningaid erandeid.
Balti riigid, Eesti, Läti ja Leedu arendasid näiteks tänu oma geograafilisele lähedusele Skandinaaviale ja Poolale kiiresti tugevamaid sidemeid Euroopaga. See tegi neil lihtsamaks integreeruda lääne institutsioonidesse, luua kaubateid üle Euroopa Liidu ning isegi liituda EL-iga 2004. aastal. Nad suutsid ka katkestada sidemed nõukogudeaegsete elektrivõrkudega, peatada Vene gaasi impordi ja ühendada oma elektrivõrgud Mandri-Euroopaga ning astuda NATO liitu, kuid enamiku ülejäänud 11 lähivälisriigi jaoks. Venemaa jäi peamiseks kaubandus-, energia- ja julgeolekuteenuste pakkujaks. Sellised kohad nagu Tadžikistan ja Usbekistan on näiteks aastakümneid olnud Venemaast sõltuvad, et oma majandust üleval hoida. Paljudel neist riikidest pole ka muud valikut, kui kasutada Venemaa kontrollitud postsovetlikke transpordi- ja logistikavõrke, et midagi eksportida või importida. Ja selleks, et oma perekondi toetada, on paljud noored ja töövõimelised usbekid, tadžikid ja teised lähivälisriikidest pärit inimesed otsustanud piiri ületada ja Venemaale tööle minna. Sageli töötavad nad pikki tunde madalapalgalistel töökohtadel, saates suure osa oma palgast koju, et aidata oma lähedasi. Nii et isegi kui nad olid tehniliselt iseseisvad, paljud neist riikidest toimisid sisuliselt endiselt nii, nagu oleksid nad ikka veel Nõukogude Liidus. Ja just nii see Venemaale meeldiski. Kremli jaoks oli väga meeltmööda, et neil oli ligi tosin riiki, mis sisuliselt sõltusid ellujäämiseks Moskvast. Ja isegi enne, kui Putin võimule tuli, Venemaa kasutas ära ja laiendas oma mõjuvõimu nendes riikides erinevate vahenditega. See sidus riigid pikaajaliste kaubanduslepingute ja rangete sõjaliste liitudega, sekkus nende poliitikasse, toetas separatistlikke piirkondi ja sisuliselt nautis vaba voli. Teha mida iganes ta tahtis, millal iganes ta tahtis, olles kindel, et paljudel neist riikidest polnud muud valikut, kui põlvitada tema ees. Kui Putin presidendiks sai, jätkas ta seda suunda. Tegelikult viis ta selle veelgi kaugemale, tehes kõik endast oleneva, et seab eri riikides, näiteks Valgevenes, võimule marionettjuhte, suurendades nende sõltuvust Venemaast ja muutes neil veelgi raskemaks kunagi selle mõjusfäärist lahkuda. Ta tahtis, et lähivälismaa jääks selliseks veel aastakümneteks, nii et isegi kui Nõukogude Liitu enam kaardil ei eksisteeriks, oleks selle kajad siiski tuntavad sellistes valdkondades nagu poliitika ja kaubandus. Ja kui mõni riik näitas märke kõrvalekaldumisest, Putin karistaks neid. Näiteks nägime seda Gruusias 2008. aastal. Selle aasta aprillis NATO teatas, et Gruusia liitub lõpuks alliansiga. Moskva pidas seda teadet ohuks oma piirkondlikule hegemooniale. See tajus, et Gruusia, tollase läänemeelse presidendi Mihhail Saakašvili juhtimisel, triivis aeglaselt, kuid kindlalt Venemaa orbiidilt välja. Nii korraldas Moskva sissetungi, süüdistades riiki genotsiidi toimepanemises ja haarates kontrolli separatistlike piirkondade üle. Me nägime seda uuesti 2014. aastal. Seekord Ukrainas. Venemaa tajus, et Kiiev liigub Euroopale lähemale. Üle kogu riigi olid puhkenud ulatuslikud protestid, kus Ukraina avalikkus survestas valitsust tugevdama oma majanduslikke ja poliitilisi sidemeid lääneriikidega. Putin ei saanud endale lubada, et see juhtuks. Ta vihkas Euroopa Liidu ideed või eriti NATO-t, mis liigub Venemaa piiride lähedale, ja ta kartis väga, et kaotab oma võime oma sõjalist jõudu Musta mere piirkonnas rakendada. Nii et taaskord korraldas ta sissetungi, saates väikese salajase armee Krimmi poolsaart üle võtma. Kahjuks lasid lääneriigid sellel kõigel suuresti juhtuda. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa liidrid võtsid sisuliselt omaks niinimetatud lähivälismaa idee ja aksepteerisid Venemaa piirkondlikku ülemvõimu. Nagu kirjanik, analüütik ja uuriv ajakirjanik Casey Michel märgib Wall Street Journalis, see hõlmab selliseid isikuid nagu Bill Clinton, kes survestas Kasahstani ja Ukrainat andma oma tuumarelvad Venemaale, ning Barack Obama, kes vaatas Venemaa sissetungile Gruusiasse läbi sõrmede ja reageeris leebelt Venemaa esialgsele sissetungile Ukrainasse 2014. aastal. Korduvalt ja korduvalt. Venemaal lubati sisuliselt endiste Nõukogude Liidu vabariikide üle valitseda, nende asjadesse sekkuda ja neisse isegi sisse tungida. Ja kuna Venemaa oli nii oluline tegija globaalsel areenil, omades tohutut mõju maailma majandusele ja geopoliitilisele olukorrale, teised riigid ei julgenud sellele kunagi vastu astuda. See on osaliselt kindlasti see, mis andis Putini otsusele 2022 aastal Ukrainat rünnata hoogu juurde. See polnud ainult see, et ta muretses Ukraina lähenemise pärast läänele. See oli sellepärast, et ta uskus, et võib võtta ja saada mida iganes ta soovib lähivälisriikidest. Ta võis saata oma armee sisse ja võtta teiste riikide territooriume oma suva järgi. Mitte ainult laiendades oma enda võimupiirkonda, vaid ka kinnistades oma pärandit kui üht suurimat Vene valitsejat. Tänapäeva Peeter Suur, kelleks ta alati unistas saada. Keegi polnud teda varem peatanud. Miks peaks seekord teisiti olema?
See oleks täpselt nagu Gruusias ja Krimmis. Võimas Vene armee ületaks piirid, võtaks mida tahab ja Putini sõjaline erioperatsioon oleks järjekordne edu. Just nii ta arvas, aga ta eksis igal tasandil. Mitte miski selle operatsiooni juures pole läinud plaanipäraselt. Venemaal ei ole õnnestunud oma eesmärke saavutada. Venemaa kandis katastroofilisi kaotusi. Selle väed jätkasid rasket võitlust ja takerdusid võtmesektorites. Ja mis kõige hullem, ülejäänud maailm, sealhulgas lähivälismaa, on oma silmaga näinud, kui nõrk Moskva tegelikult on. Paljuski on Ukraina olnud eeskujuks kõigile neile teistele endistele Nõukogude Liidu vabariikidele. See on neile näidanud, et nad ei pea Venemaa surve ees põlvitama ega alistuma. Et nad võivad vastu astuda sellele riigile, mis on aastaid püüdnud neid jõuga allutada. Ja et nad saavad hakata maailmas ise oma teed rajama tõeliselt iseseisvate riikidena. Kõik, mida nad peavad tegema, on astuda esimene samm. Ja kuigi mõned on endiselt olnud veidi kõhklevad selle sammu astumisel, on mitmed endised Nõukogude Liidu riigid lõpuks hakanud Venemaale selga pöörama, vähendades sellega riigi mõjusfääri ja jättes Vladimir Putinile palju vähem võimu, kui tal oli veel mõned aastad tagasi. Nagu Michel märgib, aastaid pärast härra Putini ebaõnnestunud sõja algust Ukrainas aga Venemaa unistused saada suurriigiks on pelgalt illusioon. Venemaa ei ole enam isegi peamine piirkondlik jõud piirkondades, mida ta kunagi valitses. Armeenia on üks parimaid näiteid selleks, sest see on olnud üks kõige sõltuvamaid riike Moskvast. Näiteks oli see kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni ehk KJLO liige, valitsustevaheline sõjaline liit, kuhu kuuluvad ka Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan. See mõjutas Vene piirivalvureid ja lubas Venemaal isegi sõjaväebaasi pidada Armeenia teises suurimas linnas. See investeeris tugevalt ka Vene energiasse ja muudesse ressurssidesse ning oli sisuliselt Moskva vasallriik. Viimastel aastatel on aga kahe riigi suhted täielikult pea peale pööratud. Mõistes, et Venemaa ei ole enam see usaldusväärne liitlane ja julgeoleku tagaja, kelleks ta end varem pidas, on Jerevan hakanud tegema suuri samme. Näiteks külmutas ta 2024 aastal oma osaluse kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis KJLO ja on astunud samme alliansist lahkumise suunas. Samuti on ta loonud uusi julgeolekualaseid suhteid selliste riikidega nagu Prantsusmaa ja India ja Ameerika Ühendriigid eemaldas Vene piirivalvurid mitmest asukohast ja alustas isegi arutelusid võimaliku EL-iga ühinemise üle. EL on tervitanud Armeeniat soojalt helde 52 miljoni euro suuruse toetuspaketiga ja Putin on hirmul. 2026 aasta mais ähvardas ta avalikult Armeeniat Ukraina stsenaariumiga, kui see jätkab sidemete tihendamist Euroopaga. Ainuüksi neist sõnadest oleks piisanud, et külvata Armeenia valitsuses ja avalikkuses hirmu ja paanikat. Nüüd aga Putini kuulutused on kaotanud oma mõju ja Armeenia pole ainus, kes julgeb Vene liidrile vastu astuda. Aga enne, kui vaatame teisi riike, kes Venemaale selja pööravad. Sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Moldova on veel üks endine Nõukogude riik, mis ei vabane lihtsalt Kremlist kontrolli alt, vaid lausa tormab Moskvast nii kiiresti eemale, kui suudab. Jällegi, see on riik, mis on ajalooliselt sõltunud Venemaast, et ellu jääda. Aastakümneid peaaegu kõik Moldova energiavajadused rahuldas Moskva. Venemaa oli samuti riigi peamine ekspordipartner ning on isegi hoidnud sõjalist kohalolekut lahku löönud Transnistrias. Kitsasmaalõik Moldova idapiiril. Venemaa on Transnistriale toetudes saanud pidevalt mõjutada Moldova poliitikat ja majandust, aga asjad hakkavad muutuma. Vaatamata Venemaa katsetele valimistesse sekkuda, Moldova rahvas valis Euroopa-meelse presidendi Maia Sandu aastal 2020 koos oma tegevuse ja solidaarsuse partei PAS, mis saavutas järgmisel aastal enamuse. Järgnenud aastatel, eriti pärast sissetungi Ukrainasse, on Moldova teinud suuri edusamme Venemaast eemandumisel. See on tugevdanud sidemeid EL-i ja NATO-ga, vähendanud oma sõltuvust Venemaa ressurssidest ja nagu Armeenia, on ta edendanud Euroopa Liiduga liitumise ideed. Isegi venekeelses Transnistria piirkonnas inimesed muutuvad üha väsinumaks ja pettunumaks. Paljud soovivad innukalt taas ühineda ülejäänud riigiga. Ja Moldova valitsus on uurinud plaane, kuidas piirkond pärast aastakümnete pikkust eraldatust taas riigi koosseisu tuua. Veelgi idas, ka Kasahstan on võtnud üha karmima seisukoha Moskva tegevuse suhtes Ukrainas. Näiteks on ta keeldunud tunnustamast Venemaa poolt Ukraina alade annekteerimist ning on aeglaselt hakanud otsima ja tugevdama sidemeid teiste riikidega. Oleme näinud, kuidas Kasahstan on laiendanud oma kaubandust Hiinaga, Euroopa Liidu ja Pärsia lahe riikidega näiteks, samuti uurida uusi
uusi kaitselepinguid Türgi ja lääne partneritega. Venemaast sõltuvuse vähendamiseks keskendub see Trans-Kaspia rahvusvahelise transpordikoridori arendamisele ja kasutamisele, mida tuntakse ka kui Keskkoridor, mis on üha olulisem kaubatee, mis ühendab Hiinat ja Euroopat, läbib Kesk-Aasiat, kuid ei sisene kunagi Venemaa territooriumile. 2026. aasta mais Kasahstan teatas samuti, et nende ametlik ajalugu ei tohiks enam olla seotud Venemaa ega Nõukogude Liiduga, vaid peaks keskenduma oma staatusele keskaegse kuldhordi stepiriigi tänapäevase järeltulijana. See ei pruugi tunduda eriti oluline, kuid see on tugev poliitiline sõnum Astanalt. selge väljendus riigi soovist, et seda nähtaks iseseisva rahvana, täielikult eraldatud oma koloniaalsest Nõukogude stiilis minevikust. Kasahstani kagunaaber Kõrgõzstan on järginud selle eeskuju. Kui Vene ajaloolased väitsid, et Kõrgõzstanit ei tohiks liigitada Venemaa endiseks kolooniaks näiteks ja nõudsid, et kõrgõsi kolleegid kirjutaksid oma õpikud ümber, et kohandada terminoloogiat, Biškek jäi kindlaks oma seisukohale. Ajaloolased ja ametnikud keeldusid Kremlilt tulnud nõudmist täitmast. Ja eriti nooremad kirgiisid näevad Venemaad üha ebasoodsamas valguses, nagu märkis teadlane Erika Marat, kes hiljuti kirjutas: Venemaa tajumine Kõrgõzstanis on pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse märkimisväärselt muutunud. Nooremad teadlaste põlvkonnad peavad servitiseerimist oma olemuselt koloniaalseks kogemuseks, mis on võrreldav Euroopa, Aafrika ja Aasia koloniseerimisega. Kuigi Kõrgõzstanil pole praegu eriti valikut ja ta peab jätkuvalt tugevalt Venemaale toetuma rahaülekannete, energia ja julgeoleku osas, hakkab ka tema otsima võimalusi mujalt. Näiteks 2025. aasta novembris toimus esmakordselt Hiina ja Kõrgõzstani välisministrite strateegiline kohtumine, mis võib tähendada üha olulisema suhte algust tulevikus. Sarnane lugu on ka mujal Kesk-Aasias. Selle maailmaosa riikide geograafilised tingimused muudavad neil Venemaa mõjusfääris täielikult väljamurdmise keeruliseks, kuid mitmed neist teevad kõik, mis võimalik, et Moskva mõjust vähem sõltuda ja uusi võimalusi avada. Usbekistan on näiteks laiendanud kaubandust Hiinaga ning otsinud tihedamaid sidemeid Türgi, EL-i ja Pärsia lahe riikidega. Türkmenistan on samal ajal hoidnud sõja suhtes neutraalset seisukohta ja hakanud rohkem ressursse Hiinasse eksportima. Ja isegi Tadžikistanis, kus Venemaa kontroll on endiselt tugev, on näha märke Hiina majandusliku mõju kasvavast tähtsusest. See suundumus jätkub sõja jätkudes. Nagu märkis Ameerika teadlane Walter Russell Mead ajalehes Wall Street Journal. Mida kauem sõda kestab, seda rohkem väheneb Venemaa mõju teistes endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Olukord Kaukaasias ja Kesk-Aasias liigub Venemaa kahjuks. USA, Hiina ja Türgi arendavad kõik majanduslikke ja isegi sõjalisi sidemeid, mis ohustavad Venemaa lootusi kontrollil aladel, mille vallutasid esimesena tsaarid. Nagu Mead märgib, toimub see suundumus kõigis lähivälisriikides. Näiteks Kaukaasias näitavad arvamusküsitlused, et valdav enamus 71% grusiinidest soovib oma riigi liitumist Euroopa Liiduga, samal ajal kui Aserbaidžaani ja Venemaa suhted on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele. Isegi Valgevenes näeme märke, et Venemaa mõju hakkab vähenema. See sama väide oleks veel aasta või 2 tagasi tundunud täiesti ennekuulmatu, kuna Valgevenet on alati peetud Putini režiimi kõige kuulekamaks nukuriigiks. Aga see näitab, kui halvaks on olukord Moskva jaoks muutunud. Näiteks 2026. aasta juunis Valgevene president ja Putini liitlane Aleksandr Lukašenka andis sisuliselt järele oma Ukraina kolleegi esitatud ultimaatumile Volodõmõr Zelenski. Zelenski ähvardas Valgevenet sõjalise sekkumisega, kui see ei lülita välja signaali edastamise jaamu, mida Venemaa kasutas Shahedi ründedroonide suunamiseks sihtmärkide poole Ukrainas. Kuigi Lukašenka on juba ammu olnud tuntud kui Putini isiklik sülekoer, ta ei taha siiski oma riiki rohkem kui vajalik sõtta tõmmata. Seega tegi ta nii, nagu Zelenski nõudis, ja muutis sellega sõja Venemaa jaoks raskemaks. Lukašenkat on samuti nähtud mitu korda Hiinasse reisimas. Viimasel ajal ja nende visiitide võimalikud tagajärjed ei ole jäänud märkamata. Kommenteerides Valgevene presidendi kohalolekut Pekingis, kirjutas Ukraina desinformatsioonitõrjekeskus CCD. Lukašenka viimane visiit Hiinasse, mida ta kasutab vastukaaluna Venemaale, on veel üks märk Venemaa välispoliitilise mõju vähenemise kasvavast trendist. Pärast Ida-Euroopat, Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia Venemaa kaotab nüüd mõju isegi oma peamisele satelliidile. Mõte, et kõik need lähivälisriigid Venemaast eemalduma hakkavad, oleks enne 2022 aastat
olnud lihtsalt võimatu. Enne kui ta tungis Ukrainasse, Venemaa polnud kindlasti täiuslik liitlane, partner ega kaitsja. Aga sellised riigid nagu Usbekistan ja Armeenia tundsid vähemalt, et nad võivad loota Moskvale, et see aitab nende majandust ja toetab neid keerulistes olukordades. Nüüd näevad need samad riigid Venemaad hoopis teises valguses ja paljuski on see kõik Putini süü. Ta tungis Ukrainasse, uskudes, et see näitab maailmale, kui tugev Venemaa on. Tegelikult juhtus vastupidine. Kremli piinlik läbikukkumine Donbassi vallutamisel ja suutmatus saavutada Ukrainas ühtegi oma seatud eesmärki on tegelikult paljastanud, kui nõrk ta on. Ja olukord Putini jaoks muutub päev-päevalt üha alandavamaks. Kogu rindejoone ulatuses on Vene väed takerdunud. Ukraina annab vastulööke veelgi tugevamalt kui varem, saavutades edu võtmealadel ning korraldades laastavaid kaugmaa drooni- ja raketirünnakuid sügavale Venemaa piirkondade südamesse, tabades isegi riigi pealinna. Kiievi väed teevad samuti suuri edusamme Krimmi vabastamise suunas, mis veel mõned aastad tagasi tundus võimatu. Ja nagu Michel märgib, härra Putini usk, et ta suudab vallutada isegi ülejäänud Donbassi, näib üha enam olevat vastuolus tegelikkusega, tuues esile, kui tühjad on nüüd Venemaa väited piirkondlikule ülemvõimule. Seda näeb kogu maailm, kaasa arvatud endised Nõukogude Liidu vabariigid. Ja neile ei meeldi see, mida nad näevad, sest Venemaa on näidanud oma tõelist palet. See ei ole liitlane ega kaitsja. See ei ole võimas sõjaline suurriik, keda kogu maailm peaks kartma. See on meeleheitel kiusaja, kes üritas ühte oma ohvritest liiga kaugele suruda ja nüüd on kogu klass tema vastu pöördunud. Kui lisame siia veel faktid, et Venemaa elanikkond väheneb, selle majandus on varemetes ja paljud sisemaised tööstusharud varisevad kokku kaitsesektori ebatervisliku monopoli tõttu. Tõendid annavad selge ja ühemõttelise pildi. Venemaa Föderatsiooni päevad sellisel kujul, nagu me seda tunneme, ja eriti Putini režiimi päevad, on tõesti loetud. Oled Vene sõdur rindel ja saad oma komandorilt käsu. On aeg minna. Sa liigud tapmistsoonidesse, et vältida droone ja üritada tungida Ukraina positsioonile, kus sinu ülesandeks on oodata ja loota, et abi jõuab enne, kui sind tabatakse või tapetakse. Sa tead, et on peaaegu võimatu elusalt tagasi tulla. Aga kui sisened tapmistsooni, näed, kui surmav võib Ukraina olla. Sa pole veel õieti arugi saanud, kui juba laskub droon. Niisama lihtsalt oledki läbi. Sa ei kestnud kauem kui ühe Simpsonite osajagu. Ja sa pole ainus. See on tänapäeva Vene armee tegelikkus. Sõlmi leping. Treeni. 10 päeva ja siis sure 20 minutiga. Tere tulemast Putini sissetungi Ukrainasse. Teie juht on juba edasi liikunud, et värvata järgmist kahuriliha. Venemaa sõda pooldavad sõjablogijad on selle kõik paljastanud, sest nad on raevus inimelude täieliku raiskamise üle, mille Putin on oma sissetungiga põhjustanud. 29. juuni raportis teatas Kyiv Post, et Venemaa sõjablogijate sõnul elavad Ukrainasse rindele saadetud sõdurid sageli umbes sama kaua, kui kestab keskmise situatsioonikomöödia vaatamine. Ja see on kõik Putini süü. Ühe postituse väitel on Vene ründesõduri keskmine eluiga rindel 20–35 minutit. Seda on Venemaal laialdaselt jagatud. See üksi näitab, kui lootusetuks on olukord Putini maismaa operatsioonis muutunud. Aga asi läheb veel palju hullemaks. Probleem pole ainult selles, kui kiiresti Venemaa sõdurid surevad. Asi on selles, et nad surevad tapmata kaugeltki piisavalt ukrainlasi. Vähemalt nii näeb seda Putin. New York Post teatab, et Venemaa kannab nüüd 8 kaotust iga Ukrainale tekitatud kaotuse kohta. Siin ei klapi matemaatika. Tõsi, Venemaal on elav jõueelis Ukraina ees, kuid Venemaa elanikkond on umbes 4 korda suurem kui Ukrainal. See on muidugi tohutu vahe, kuid 4 korda rohkem potentsiaalseid sõdureid ei tähenda palju, kui sa kaotad 8 korda rohkem kui sinu vaenlane. Midagi peab järele andma ja tundub, et selleks saab olema Venemaa võime viia läbi selliseid rünnakuid, mida Putin vajab, et Ukrainas edasi tungida. Sõdurid hakkavad seda märkama ja nad on sama vihased kui Venemaa sõjablogijad. Sisemised pettumused on vallandumas. Ning kõige silmapaistvam näide on blogija ja endise Vene sõduri Aleksandr Lunini väljaütlemised. Juunikuu alguses nõudis ta kohtumist Putiniga, et selgitada, kuidas rindele määratud komandörid saadavad oma sõdureid enesetapumissioonidele ja piinavad neid, kui nad keelduvad. Lunin kuulutas, et kui probleemiga midagi ette ei võeta, pöörab armee oma relvad Kremlile vastu. Putin reageeris sellele kõige putinilikumal viisil. Putin lasi Lunini tema sotsiaalmeedias tehtud hoiatuse eest arreteerida ja loodab, et see lõpetab probleemid. See ei lõpe sellega. Mehe arreteerimisest, kes püüab paljastada Venemaa armee arvukaid kuritarvitusi, ei piisa selleks, et pikendada hirmunud etturite, keda sunnitakse surmatsoonidesse, 20-minutilist eluiga. See on Putini naeruväärne lähenemine sellele sõjale, kus kahuriliha peaks drooniarmee alistama. See ongi osaliselt põhjus, miks see kõik üldse toimub.
tõepoolest, just Ukraina droonid on üks peamisi põhjuseid, miks Vene sõdurid püsivad tapatsoonis vähem aega, kui pitsad kulleriga kohale jõuavad. Aga asi pole ainult selles. Putin on need sõdurid juba algusest peale läbikukkumisele määranud. Räägime väljaõppest. Oma tiraadides on Venemaa sõjablogijad osutanud, et rünnakrühmad, kes nii kiiresti hukkuvad, oleksid ehk saanud paremini hakkama, kui neil oleks olnud mingigi kogemus või väljaõpe, mis sarnaneks sellele, mida sõjatsoonis vaja läheb, kuhu Venemaa neid kohe saatmas oli. Aeg väljaõppelaagrist rindele saatmiseni on nüüdseks 10 päeva. Kuni 3 nädalat, väidab seesama postitus, mis paljastas, kui vähe aega veedavad Venemaa väed rindel enne surma saamist. See ei ole alusetu väide. On olemas Vene sõdureid, kes ütlevad, et just nii palju väljaõpet nad saidki enne lahingusse saatmist. Ivan on üks neist sõduritest. Veebruaris United24 meediale rääkides ütles ta, pärast kõiki meditsiinilisi kontrolle küsiti mult, kas olen valmis ülehomme sõjaväebaasi minema. Nad koolitasid meid 5 päeva. Siis ootasime veel 5 päeva vägede vahetust ja siis läksime lahingupositsioonidele. See, mida me Venemaa puhul näeme, on nende väljaõppe kestuse ja kvaliteedi pidev halvenemine. Nii et uustulnukad vaevu teavad, kummale poole oma relva suunata, enne kui nad rindele saadetakse. Iga kaasaegne sõjavägi koolitab uustulnukaid mitu nädalat või kuud ning pakub täiendõpet ka pärast rindele saatmist. Venemaa ise sai varem palju paremini hakkama. Vähemalt mis puudutab aega, mis kulutati sõdurite ettevalmistamisele. Enne aastat 2013 koolitati uusi sõdureid 5–6 kuu jooksul. Aastal 2013 lühendati seda 3 kuule. See lühendati veelgi, kui Putin tungis Ukrainasse, kuigi sõdurid peaksid Vene süsteemi järgi ikkagi läbima 192 tundi väljaõpet. Nad ei saa kaugeltki nii palju väljaõpet ning Venemaa maksab selle eest omaenda verega lahinguväljal. Tõenäoliselt peab Putin seda heaks tehinguks, aga 10 päeva väljaõpet 20 minuti pikkuse lahingu jaoks on sõjapidamises naeruväärne lähenemine. Ja see oleks võimalik ainult siis, kui Venemaal oleks katkematu voog värvatuid, keda rindele saata, et asendada neid, keda ta kaotab. Väike spoiler edasiseks, Venemaal ei ole katkematut voogu. Mis tallaga on kasvav arv rünnakuid. Ja see on veel üks põhjus, miks tema eesliini sõdurid surevad umbes 20 minutiga. Putin on nii veendunud, et Venemaa võib sõja võita lihtsalt pidevalt organiseerimata rünnakule minnes, et annab käsu rohkemateks rünnakuteks, kui me oleme näinud ühelgi teisel hetkel, 2026 aastal. Odessa ajakirja andmetel suurendas Venemaa mais oma rünnakute arvu 37,5%, kuid kogu selle pingutuse peale suutis ta vallutada vaid 14 ruutkilomeetrit. Ukraina tõenäoliselt on juunis korraldatavate rünnakute arv võrreldes maiga tõusnud ja see rünnakute maht kasvab tõenäoliselt kogu suve jooksul, kuna ilm on Putini plaanide jaoks nii soodne, kui see üldse olla saab. Aga mida tähendab suurem rünnakute arv praegu Venemaa jaoks tegelikult? See annab Ukraina kaitsjatele rohkem võimalusi vastulöökideks. Vähemalt siis, kui sõdurid on rindes tagapool, on neil vähem võimalusi surma saada. Aga kui neile antakse käsk minna rindele oma surmamarsile, on kõik läbi. Ukraina jälgib alati. Droonid on kõikjal. Ja kui Vene sõdureid saadetakse võitlema, see tähendab lihtsalt seda, et Ukrainal on rohkem sihtmärke, mille vahel valida. Droonidest rääkides jõuame tagasi esimese põhjuse juurde, miks Venemaa rindesõdurite eluiga on nii lühike. Ukraina droonid on nüüd tappamaks muutunud kui kunagi varem. Venemaa sõjablogijad toovad peamise põhjusena rindesõdurite lühikese eluea taga välja sõja, mida droonid on täielikult muutnud. Putin kasutab 2026. aasta sõjas endiselt 2022. aasta taktikaid ja Venemaa seisab silmitsi sama puudusega, millega ta on alati silmitsi seisnud. See tähendab, et just nemad peavad rünnakule asuma. Need rünnakud, hoolimata sellest, kui kahjulikud need Venemaale ka poleks, on samuti vältimatud. Ukraina on enam kui rahul, kui saab tagapool olla ja lasta Vene sõduritele end kivide vastu puruks joosta. Aga nii on see alati olnud. Suurim erinevus aastal 2026 on see, et kahju ei tee enam ainult droonid rindel ja mõne kilomeetri kaugusel sellest. Nagu sõjablogi Maja Loorberite seas märgib, saavad paljud Venemaa sõdurid 2026 aastal tagalas haavata või surma. Ukraina keskse löögikampaania ja selle kohta, kuidas see on sel aastal Ukraina sõja ilmet muutnud, on juba palju räägitud. Nüüd, kui Ukrainal on kasutada rohkelt droone, mis suudavad rünnata üle 200 kilomeetri kaugusel rindest, kasutab ta seda täielikult ära. Vene logistika lammutatakse tükkideks, mis on võtmetähtsusega Ukraina strateegias, Krimmi isoleerimiseks ja rindesõdurite toetuse katkestamiseks. Sihtmärkideks on ka juhtimiskeskused, droonide stardikohad ja laskemoonalaod, mis taas piirab rindesõdurite toetust. Kuid sageli jäetakse kajastamata, et ka rindetagused väekoondised saavad lööke. Just selle üle kaebab ka Maja Loorberite vahel. Venemaa ei pääse enam isegi rünnakute ettevalmistamisest puhtalt, rääkimata nende alustamisest. Niipea kui Ukraina saab teada, kus võib toimuda vägede koondumine, saadetakse kohale keskmaa ründedroonid. Isegi kui need droonid ei ole edukad ja ainus asi, mis neid peatada suudab, on õhutõrje, mis juhtub olema kogunemispunktis, saadetakse sõnum, et Ukraina teab täpselt, kus saabuvad sõdurid asuvad.
Need, kes tagalasrünnaku üle elavad, jälitatakse ja tapetakse rindel. Rindest rääkides ei saa me ka eirata fakti, et Ukraina on oluliselt laiendanud tapatsooni strateegiat, mille ta töötas välja 2025 aastal. Mõnes rindelõigus ulatuvad need tapatsoonid kuni 50 kilomeetrini droonides kubiseval territooriumil, millele järgneb keskmaa ründedroonide kasutamine. Kogu tapatsooni kontseptsioon on loodud selleks, et tekitada sellist kaotuste määra ja lühikest eluiga, mida me praegu näeme. Need ei ole uued ideed. Sajandeid on armeed suunanud vaenlasi tsoonidesse, kus neid saab relvadega maha lüüa. Lähiminevikus tegid selle töö ära suurtükivägi ja raketid. Nüüd teevad seda droonid, tuhanded neist. Mõned neist valvavad lakkamatult ja teised ootavad, et rünnata kohe, kui mõni sõdur ilmub. Kui lisada need droonid teistele kaitsevahenditele, nagu okastraat, mis aeglustab sõdureid, ning tankitõrjekraavid ja draakonihambad, mis peatavad sõidukid, siis on tulemuseks massimõrvade eeldused. Pole ime, et Venemaa sõdurid peavad vastu vaid umbes 20 minutit. Nii et Putin kavatseb selle kõigega midagi ette võtta, eks? Need on tema kaasmaalased, kes Ukrainas nagu kärbsed langevad. Nii et tal peab ju mingeid ideid olema. Kui sa nii arvad, siis sa ei tunne Putinit. Aga enne kui edasi läheme, kiire märkus. See on sõjasaade ja me toome sellist ülevaadet teieni igal nädalal. Tellige kanal, kui meie videod on teile kasulikud. Selleks, et Putin aktiivselt püüaks lahendada Venemaa 20 minuti dilemmat, peaks ta hoolima oma sõduritest. Kas ta hoolib? Muidugi mitte. Kogu põhjus, miks Venemaa kannab nii kiiresti ja nii suures ulatuses kaotusi, on see, et Putin ei hooli põrmugi sõduritest, keda ta rindele saadab. Nad on vaid tööriistad ja mitte midagi enamat kalgile mehele, kellel on kinnisidee omaenda pärandi suhtes. Meie pole ainsad, kes seda ütlevad. Ukraina välisminister Andrii Shabir ütles sama asja juba aasta tagasi vastuseks Putini väitele, et iga maa, kuhu astub Vene sõdur, on Vene maa. Putinit ei huvita Vene sõdurid ega nende jalad, mille Ukraina droonid on puruks rebinud. Ta on oma rahva massimõrvar. Ta on juba saatnud 1 miljon Vene sõdurit mõttetusse veresauna Ukrainas, saavutamata ühtegi strateegilist eesmärki. 1 miljon sõdurit, 2 miljonit jalga. Umbes aasta hiljem on numbrid 1,4 miljonit sõdurit ja 2,8 miljonit jalga. USA president Donald Trump on samuti väljendanud pahameelt Vladimir Putini ja tema ükskõiksuse üle oma sõdurite suhtes, öeldes 2025 aasta juunis. Võib-olla teda ei huvita. Ma hakkan arvama, et teda ei huvita. Ta kaotab palju sõdureid, täpselt nagu Ukraina. Vladimir Putini jaoks ei loe üldse, kui tema sõdurid surevad 20 minutiga. Vähemalt need sõdurid said pihta kuuli, drooni või mõne muu Ukraina laskemoonaga. Ja pealegi neid jätkub veel küllaga, et Venemaa saaks jätkata liha saatmist hakklihamasinasse, kuni masin lõpuks katki läheb. Võib-olla mäletad, et ütlesime selle varem välja. Pidevat vöögü ei ole. Putin peab hakkama hoolima sellest, et tema sõdurite eluiga on nii lühike, sest see fakt koos Venemaa kaotuste tohutu arvuga hakkab talle endale kätte maksma. Inimressursside osas juhivad Venemaa sõjablogijad juba tähelepanu sellele, et praegune olukord ei ole jätkusuutlik, eriti kuna Venemaa ei saavuta oma 20 minuti meestega praktiliselt mingit territoriaalset edu. Olukord on selline, et sügisel tuleb kas rahu või mobilisatsioon, väidavad ühe veterani Telegrami kanali märkmed, kuna blogija soovitas ajateenistuse eas meestel nüüd valmistada ette hädaolukorra seljakott, et nad saaksid Kremlile märkamatuks jääda. Tõepoolest, Venemaa vabatahtlike värbamine on nii palju nõrgenenud, et Putin ei saa enam lihtsalt kõrvale jätta fakti, et tema sõdurid püsivad rindel vaid mõne minuti. Hoolimata sellest, et pakutakse suuri allkirjastamisboonuseid, $80,000 ning kuni $140,000 ulatuses võlakergendust, Venemaa jääb värbamisel oma. 2025 aasta numbritest kaugele maha. CNN-i andmetel oli Venemaa värbamine 2026 aasta esimeses kvartalis 20% madalam kui eelmisel aastal. United24 Media andmetel on see Putinile veelgi murettekitavam näitaja. See väidab, et lepinguliste sõdurite värbamine langes märkimisväärselt, märkides, et Venemaa saatis aprillis rindele 1708 lepingulist sõdurit ja sellele järgnes mais 1378 sõdurit. Putinil on probleem. Mul on tunne, et me ütleme seda selles kanalis üsna tihti ja tavaliselt on see tingitud sellest, mida Ukraina on teinud, et Venemaa juhti paljastada, aga seekord mitte. Putini viimane probleem areneb kaugel Ukraina territooriumist, kuigi selle mõju Venemaale ja Putini pärandile võib olla sama plahvatuslik. Tšetseenias on midagi suurt toimumas ja Venemaa juht ei saa muuta seda, mis tulemas on. Putini järgmine sõda on kohe algamas, aga see ei hakka olema NATO riigi vastu ega ka Venemaa tegevuse eskaleerimine Ukrainas. Järgmine vaenlane tuleb Venemaa enda seest ja see võib Putinile lõpu teha. Ja kõik keerleb ühe mehe ümber, Ramzan Kadyrov. Alates 2007. aastast on Kadyrov olnud president või täpsemalt öeldes halastamatu diktaator. Venemaa Tšetšeenia vabariigi. Tema valitsemise ajal on Tšetšeenia jäänud Venemaa mõju alla, kuigi nad on korduvalt iseseisvuse eest võidelnud.
Kadyrov ei mõju sugugi rahustavalt. Ta on jõhker mees, kes on kehtestanud šariaadi seaduse ja karmilt maha surunud kõik katsed nende poolt, kes Tšetšeenias soovivad iseseisvust ning tahavad Venemaast eralduda. Sellepärast hindab Putin Kadyrovit. Ta on löömamees, kes teeb musta tööd selleks, et tagada Venemaa mõju säilimine mitte ainult Tšetšeenias, vaid kogu Kaukaasia piirkonnas. Aga Kadyrov on suremas. Vähemalt selline kuulujutt hakkas levima 2026. aasta alguses. Jaanuaris teatas Moscow Times, et nii Vene kui ka Ukraina meedia spekuleerisid, et Kadyrov põeb neerupuudulikust, mis võib olla surmav. Muidugi olid need tol ajal vaid kuulujutud, kuid nüüd hakkavad need tunduma reaalsustena, millega Putinil tuleb peagi silmitsi seista. Viimastel kuudel on Kadyrov astunud samme, mis viitavad sellele, et ta püüab kindlustada võimaliku järeltulija positsiooni või vähemalt tagada oma perekonna turvalisuse riigis, kus erinevate klannide vaheline sõda on alati võimalik. Kadyrovi lapsed, kes on noored ja kellel on väga vähe valitsuskogemust, paigutatakse valitsuse võtmepositsioonidele. Nepotism võib olla, aga ka kummaline samm, mida viib läbi diktaator, kes ise on üsna noor. Veelgi kummalisemad on mitme Kadyrovi lapse abielud Tšetšeenia ametnikega. Kui sa tead midagi ajaloost, siis tead, et maailma liidrite laste abiellusid kasutati sageli liitude loomiseks ja end rünnakute eest kaitsmiseks. Tšetšeenia klannipõhine ühiskond toimib sageli sarnaselt. Nii et Kadyrovi laste abielud, nagu ka nende edutamised võtmerollidele valitsuses, on kõik märgid sellest, et Kadyrov üritab meeleheitlikult oma perekonda ette valmistada tulevikuks, kus teda enam ei ole. See mees teeb samme, mis viitavad sellele, et ta sureb peagi. Ja just see fakt tekitab Putinile nii suure probleemi. See, mida me siin näeme, on ähvardav võimupärimise kriis, mis näib Tšetšeeniat haaravat. Putini jaoks, kes on pikka aega lootnud Kadyrovi toodud stabiilsusele, vähemalt tema võime osas allutada Tšetšeenia klanne, see pärimiskriis on Venemaa positsioonile Kaukaasias hukatuslik. Nagu Foreign Policy 4. juuni artiklis märgib, Tšetšeenial on ajalugu kaose tekitamises, mis ületab kaugelt selle suhteliselt väikese suuruse. Ja suur osa sellest kaosest on keskendunud paljude riigi elanike soovile saavutada iseseisvus Venemaast. Kui Kadyrov tõepoolest on suremas suhteliselt noores eas, 49-aastaselt, see tähendab, et Tšetšeenia on kaose äärel. Lõppude lõpuks, kui kõva käega juht kaob, pole kedagi, kes kontrolliks klanne, kes tahavad endiselt Venemaa vastu võidelda. Praegu peab Putin endalt suurt küsimust küsima. Kes tuleb pärast Ramzan Kadyrovit? Tšetšeenia praegune juht näib üritavat ette valmistada oma 18-aastast poega Adamit selleks rolliks. Venemaa jaoks oleks see teatud mõttes ideaalne lahendus. See võimaldaks Putinil pakkuda uuele valitsejale nõunikku, peaaegu nagu kuninga regenti, tagades sellega, et Venemaa mõju jääb Tšetšeeniasse püsima. Kuid isegi see ideaalne stsenaarium on täis probleeme. Adam Kadyrov on noor, liiga noor. Just sellepärast kerkikski esile regendi teema. See noorus teeb Kadyrovi pojast palju suurema sihtmärgi kui Kadyrov ise. Adam võiks tunduda nõrk, laps mehe ametis, keda teised klannid võiksid sihtmärgiks võtta, eriti need, mida juhivad Kadyrovi rivaalid, kes on sunnitud pagulusse. On ka teite lapsi, keda Kadyrov võiks enne oma surma proovida uue juhina esile tõsta. Ahmat, kes on Adamist veidi üle aasta vanem, on selle pesakonna intellektuaal, ütleb pealtvaataja. Kuid tal puudub ka karisma ning tema isa ei paista teda vääriliseks järglaseks pidavat. Selim Selimhanil on sama verejanu nagu tema isal, kuid ta on nii metsik, et ta on sisuliselt pagendatud Araabia Ühendemiraatidesse, nii et ta näib olevat mängust väljas. Järel jääb Adam. Nõrk järglane juhile, kelle tervis näib halvenevat, asetatud rolli, kus Putin peab temale lootma, et säilitada oma mõju Tšetšeenias. Tegelikkus on see, et vanema Kadyrovi surm viib Tšetšeenias kaose perioodini. Isegi kui üks poegadest tõstetakse esile, ei saa Putin loota sellele raudsele haardele, mis on võimaldanud Venemaal peaaegu 2 aastakümmet hoida kontrolli ühe kõige mässulisema vabariigi üle. Võitlus on ees ootamas. Ja et paremini mõista, miks see nii on, peame vaatama veidi sügavamalt Tšetšeenia lähiajalukku seoses Venemaaga. Viime teid tagasi 90-ndatesse ja 2000-ndate algusesse. Kas mäletate seda iseseisvuspüüdlust, millest me rääkisime ja mis on paljudes Tšetšeenia klannides endiselt väga elujõuline? See iseseisvuspüüdlus oli oma tipul 20. sajandi lõpus, kui Tšetšeenia pidas Venemaaga 2 sõda, mis jätsid riigile sügavad armid. Putini jaoks olid need sõjad võimalused. Eriti teise sõja ajal tõi ta Tšetšeenia jõhkralt oma kontrolli alla, kui tal õnnestus pöörata Ramzani isa Ahmat enda poole. 2 sõja lõpuks oli valatud 160 000 inimese verd, kellest kuni
40 000 olid Tšetšeeni võitlejad ja tsiviilisikud. Ülejäänud olid erinevate etniliste rühmade esindajad, nagu Jamestowni fond seda kirjeldab. Enamik neist olid venelased. Aga see ei olnud Putinile oluline. Talle oli oluline, et Tšetšeenia oleks kontrolli all. Ja nii on see püsinud umbes 2 aastakümmet. Kõik see tähendab, et Vladimir Putin tõusis võimule tänu tšetšeenide maasurumisele. See pole oluline ainult Tšetšeeni ühiskonnas, mis on kogenud 2 aastakümmet jõhkrust ja Venemaa pidevat mõju, mida õhutas riigi surev juht. See oli samuti eluliselt tähtis Putinile. Ta sai kasutada oma vägitegusid, mõned võiksid öelda sõjakuritegusid, Tšetšeenias, et kujundada endale tugeva juhi kuvand. Putin lahendas Tšetšeenia probleemi. Ta suutis lahendada mis tahes muu probleemi, millega Venemaa silmitsi seisis. Ainult Putin ei osanud ette näha, et valitseja, kes oleks pidanud temast kauem elama, satub liiga vara surivoodile. Ja kui Kadõrov sureb, on massiliste protestide ja uue mässu potentsiaal. Ning võimalik on ka poliitiline mobilisatsioon Putini vaenlaste seas. Kõige selle kontrollimiseks tuleks pidada veel üks sõda. Aga siin muutub Ukraina sõda oluliseks teguriks. Tšetšeenia on selles sõjas mänginud huvitavat rolli. Ühelt poolt on need, kes on lojaalsed Kadõrovile, kogu konflikti vältel Venemaa poolel võidelnud, aga on palju tšetšeene, kes on selle asemel haaranud relvad Ukraina eest võitlemiseks. KIS teatab, et need, kes võitlevad Ukraina eest, toetavad sageli üldiselt Ukraina suveräänsuse säilitamist. Kuid nad tahavad ka õppida, et näha, kuidas Venemaa võitleb ja mõista, mida Ukraina teeb enda kaitsmiseks. Ukraina on nutikalt õhutanud mõnes tšetšeenis soovi õppida, et valmistuda oma iseseisvusvõitluseks. 2022 aastal tunnustas Ukraina ametlikult Tšetšeenia iseseisvust Venemaast. See oli ühtaegu nii ninanips Putinile kui ka signaal kõigile neile Tšetšeenias, kes soovisid võidelda, et Ukraina toetab nende eesmärki. Võimalus selle iseseisvusvõitluse jaoks polnud seni tekkinud. Aastakümneid on Putin lootnud ühele inimesele ja tema jõhkrale režiimile, et kontrollida paljude sees olevat iseseisvuspüüdlust Tšetšeenia. Nüüd näib, et see inimene on suremise äärel. Tekib võimuvaakum ja need, keda Kadõrov eelistaks enda asemele, on liiga haavatavad, et tagada Putinile sujuv üleminek. Tulemas on võitlus ja see on selline, milleks Venemaa pole valmis pärast enam kui 4 aastat julma sõda Ukrainas. Ja see on alles Putini probleemide algus. See, mis praegu Tšetšeenias toimub, ühendub teiste väljakutsetega Kaukaasia piirkondades ja Venemaa vabariikides, mis näitavad, kuidas võin libiseb Putini käest. Aga enne, kui me sellesse kõigesse sügavamalt sukeldume, vaatate te sõjasaadet ja just sellepärast me teeme videoid, et näidata, kuidas võin tegelikult liigub. Vajuta telli, kui sulle meeldib see, mida näed. Me avaldame videoid iga päev. Nüüd, miks hoolib Venemaa Tšetšeeniast nii palju? Lõppude lõpuks pole see riik mingi suurvõim. Umbes 1,5 miljoni elanikuga ja vaid 17 300 ruutkilomeetri suuruse pindalaga, Tšetšeenia on pigem suur linn kui päris riik. Kuid hoolimata oma väiksusest on Tšetšeenia Venemaa jaoks mitmel põhjusel ülioluline. Esiteks, Tšetšeenia asukoht. See asub Kaukaasia mägedest põhja pool, mis on olulised, sest need võimaldavad neil, kes kontrollivad selle piirkonna territooriumi, kontrollida ka ligipääsu Lääne-Aasia piirkonda ja sealt välja. Sellistele riikidele nagu Türgi ja Iraan pääseb ligi just selle mäestiku kaudu ja see toimis ka Venemaa jaoks puhvertsoonina. Mitte, et Venemaad selles suunas rünnak ähvardaks, aga millal see on paranoilisele Putinile üldse tähtis olnud? Ta tahab endiselt kontrollida Kaukaasia mägesid, sest ta tahab alati olla valmis rünnakuks. Lisaks toetab kontrolli hoidmine tema narratiivi, et ta on suur Vene kaitsja. Üks oluline punkt on kaetud. Tšetšeenia annab Venemaale kontrolli puhvertsooni üle, mis kaitseb emamaad. Aga kuna Kadõrov näib olevat oma surivoodil, hakkab see kontroll käest libisema ja asi läheb hullemaks. Sellest mäeahelikust lõuna pool asub Armeenia. Veel üks piirkond, mida Venemaa on püüdnud kontrollida. Armeenia astus juunis suure sammu venestamise lõpetamise suunas. Toimusid valimised ning peaminister Nikol Pašinjan sai peaaegu 50% häältest ja Armeenia peamise võimu positsiooni. Pašinjan sai Venemaa toetatud opositsioonist ja suuremahulisest desinformatsioonikampaaniast jagu, et saavutada võit. Ja tundub tõenäoline, et ta hakkab taotlema Euroopa Liidu liikmelisust koos sügavamate sidemetega läänega. Kõik see tähendab, et Venemaa kontroll nii Kaukaasia mägede põhja kui ka lõunaosas oleva territooriumi üle on ohus viisil, mida me pole aastakümneid näinud. Armeenia nihe on olnud järk-järguline. Toimunud paljude aastate jooksul. Tšetšeenia kriis saab olema plahvatusohtlik, mille vallandab ühe mehe surm. Kuid mõlemal juhul näeme, kuidas Vene mõju väheneb. Putin üritas nii palju kui suutis sundida Armeeniat valima Venemaale sõbralikku peaministrit. Venemaa käivitas Pašinjani kohta valeinfokampaaniat. Putin esitas Pašinjanile nõudmisi 1. aprilli kohtumisel, koos ähvardustega kehtestada kaubandusembargod, mille Venemaa valimiste lähenedes kehtestas. Tagasipöördumatuse punkt, nagu Venemaa propagandistid seda nimetasid, ületati ilma, et Armeenia
Armeenia oleks tagasi vaadanud. Ja lõpuks Putin nägi, et tema sepitsused olid kasutud. Tema jaoks võitis lääs Armeenias ja tema haare Kaukaasias lõdvenes. Nüüd, kui Tšetšeenia kriis ähvardab, võib see lõdvenenud haare täielikult laguneda sisetülide ja Venemaa võimetuse tõttu allutada piirkonda Kadõrovi poolt määratud juhi nimel, kuna suurem osa sõjalisest jõust on kulutatud Ukraina sõjale. See tuub meid teise huvitava punktini. Tšetšeenia on Venemaa vabariik, kuigi mõnevõrra autonoomne, see allub endiselt Putini kontrollile. Ja sellele kehtivad paljud Venemaa seadused. See pole sugugi haruldane korraldus. Tegelikult on Venemaal 21 vabariiki, kuigi ta väidab, et neid on 22, kui arvestada ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi. Kui juta ette sellist olukorda, Kadõrov sureb ja tema poolt järglaseks valitud kogenematu poeg ebaõnnestub. Vaatamata Venemaa parimatele pingutustele saab võimule teine Tšetšeeni klann ja alustab uuest iseseisvusvõitlust, mis kujundas suuresti Putini poliitilise karjääri algusaastaid. Ainult et seekord on Venemaa Ukraina sõja tõttu kurnatud. Venemaa on kaotanud üle 1,39 miljoni sõduri. Ukrainas on hävitatud 12 000 tanki ja enam kui 2 korda rohkem soomukaid. Ja kuigi Venemaal on piisavalt suur armee, et võidelda Tšetšeeni mässuliste vastu, iga sõdur, kes saadetakse vabariiki, on sõdur, kes ei saa minna Ukrainasse. Putin peaks prioriteete seadma ja Ukraina jääks tema peamiseks fookuseks. Putin ei suuda Tšetšeenide pealetungi peatada. Tšetšeenial see õnnestub ja ta saab iseseisvaks. Mida see tähendab Venemaa teistele vabariikidele? Mõne jaoks neist näitab see, et iseseisvus on võimalik. See ei tähenda, et kõik 21 Venemaa vabariiki järgiksid Tšetšeenia eeskuju, kuid on mõned, kellel on oma aktiivsed iseseisvusliikumised. Ja neist võivad saada järgmised võimalikud kandidaadid, kes Venemaast lahkuvad. 2023 aasta veebruaris avaldati huvitava küsitluse nimega Rahvusvabariikide enesemääramise rahvuslik veebireferendum. Veebihääletuse tulemused. Need küsitlused viidi läbi 5 Venemaa vabariigis ja kõigis näitasid tulemused iseseisvuspüüdlusi. Kuuban oli vabariik, mis näis olevat kõige tihedamalt seotud Venemaaga. Iseseisvuse poolt hääletas vaid 55,7%. Enamus, kuid mitte ülekaalukas. Saiberis soovis 63,9%, et nende vabariik saaks iseseisvaks. Ingerimaal oli see 66,2%. Uuralites hääletas 68,2% iseseisvuse poolt ja Venemaa eksklaavis Kaliningradis soovis 72,1% Venemaast vabaneba. Muidugi tuleb arvestada, et see küsitlus oli mõnevõrra mitteametlik ja pole selge, kui paljud hääletamata jätnutest oleksid valinud Venemaa. Siiski viitavad kõik need tulemused sellele, et nendes Venemaa vabariikides on suured inimrühmad, kes soovivad suveräänsust, täpselt nagu on ka Tšetšeenias. Kui Kadõrov sureb ja Venemaal ei õnnestu sellest võtmetähtsusega vabariigist kinni hoida, eriti kui see ebaõnnestumine tuleneb sõjalisest nõrkusest, mille on põhjustanud Putini Ukraina sõda, see võiks olla märguanne. Teised vabariigid võivad proovida sama teha. Kui nad seda teeksid, annaks neile hoogu raportid, mis viitavad sellele, et Venemaa kaitseministeerium on tootmisega tupikusse jõudnud ja et mõned küsitlused, näiteks see, millest Pravda 19. juunil teatas, viitavad sellele, et üle 60% venelastest on Ukraina sõjast väsinud, rääkimata teistest sõdadest, mida Putin võib proovida alustada. Muidugi, Putin võiks alustada veel sõdu. Ta võiks saata vägesid Tšetšeeniasse ja põhjustada veelgi rohkem verevalamist, võib-olla isegi aidata Kadõrovi valitud järglasel troonil püsida. Aga sellega tekitaks ta ainult rohkem viha ja pahameelt. Sama kehtib ka nende 5 teise vabariigi kohta, mida mainisime. Ükski neist ei suuda Venemaale sõjaliselt vastu astuda, kuid see polegi tegelikult asja mõte. Inspireerituna Tšetšeenia püüdlustest. Eeldades, et need tulevad, nad kõik võiksid üles tõusta. Ja isegi kui nad maha surutakse, leviks sõnum üle kogu maailma ja ka Venemaal endas. Putin kaotab kontrolli. Kõigele sellele lisaks on iga iseseisvuspüüdlus Venemaa territooriumil veel üks tähelepanu kõrvalejuhtimine Ukraina sõjast, mis juba niigi läheb väga halvasti. Erioperatsioon, mis pidi kestma vaid mõne päeva, on nüüdseks juba oma 5. aastas, mistõttu on nii paljud venelased sõjast väsinud. Veel sõdade lisamine sellele näiliselt lõputule konfliktile võib Putini võimule hukatuslikuks osutuda. Varjudes varitsevad vaenlased, kes otsivad põhjust Putini võimult tõukamiseks, võivad selle võimaluse ära kasutada. 73-aastasel mehel oleks tähelepanu liiga palju hajutatud, mis viib selleni, et midagi jääb 2 silma vahele. See, mis toimub Tšetšeenias, võib olla Putini allakäigu algus. See näitas ka Putini võimu tegelikke piire. Kõik see sõltub siiski sellest, kas Kadõrov sureb ja kas enamikule ootuspärane võimujärgluse kriis tegelikult aset leiab. Oletame, et kõik see juhtub ja see viib lõpuks uue Tšetšeenia sõjani, mis sunnib Venemaa Tšetšeeniast lõplikult lahkuma. See võimaldab meil kogu seda olukorda teise nurga alt vaadata, mõju Putinile ja pärandile, mille ta tahab endast maha jätta. Pole mingi suur saladus,
et Putin on erakordselt mures sellepärast, millise pärandi ta endast maha jätab. Ta tahab, et teda peetaks pärast surma ühena suurtest Vene juhtidest. See on põhjus, miks ta oli oma valitsemisaja alguses Tšetšeenia kontrollimise kampaanias nii jõhker. See pärandi janu on kogu Ukraina sõja üks peamisi ajendeid. Võib-olla on Putini peamine eesmärk jätta endast maha Venemaa, olles taas kord kehtestanud selle olulise geopoliitilise jõuna. Ja see kõik saab olema tänu temale. Kui Tšetšeenia kaotatakse võimuvahetuskriisi ajal, mida Putin ei suuda kontrollida, siis see saab olema tema lõplik pärand. Mees, kes allutas Tšetšeenia vabariigi, kaotas selle 2 päeva hiljem taas omaenda ebakompetentsuse tõttu. Samal ajal, kui ta ei suutnud Ukrainat vallutada ja lõi eelduse, et teised rahulolematud vabariigid hakkaksid taotlema oma iseseisvust. Vladimir Putin läheks ajalukku kui juht, kes kaotas Venemaale juurdepääsu Kaukaasia mägedele. Tema presidendiaja varased määravad teod ei loeks enam midagi. Ja kui ta maa all mädaneb, näevad Venemaa ja ülejäänud maailm teda nõrga läbikukkujana. See on Putini suurim hirm, mis tähendab, et ta teeb kõik, mis võimalik, et hoida Tšetšeeniat Venemaa kontrolli all. Aga kõik, mida ta suudab teha, ei tähenda palju, kui tema riik on Ukraina sõjas. Putinil ei ole Tšetšeenia jaoks plaani B. Ramzan Kadõrov pidi Putinit üle elama, hoides sellega Vene juhi pärandit kindlana. Ja muide, Ukrainas tegutseb praegu paguluses Tšetšeeni valitsus. See valitsus on tegutsenud paguluses alates Tšetšeenia kaotusest teise Tšetšeenia sõja ajal 2000. aastal. Ja nad väidavad, et neil on 29 harukontorit, 14 Euroopa riigis. Kas see ei oleks mitte täiuslik poeetiline õiglus, kui Vladimir Putin kaotaks Tšetšeenia just sellele valitsusele, mille ta üle 25 aasta tagasi kukutas? Ja kui see valitsus tuleks taas võimule pärast Ukraina toetuse saamist, mis on riik, mida Vladimir Putin järgmisena vallutada tahab? See on võimalik tulevik, millega Vladimir Putin võib silmitsi seista. Ja kui Ramzan Kadõrov sureb, võib tal olla vaja selle tulevikuga pigem varem kui hiljem silmitsi seista. Maailm soojeneb ja Arktika veed muutuvad läbipääsetavamaks kui kunagi varem. Venemaa haistab võimalust. Venemaa soovib saata laevu ja allveelaevu Arktikasse, et rajada laevateid ja näidata oma sõjalist jõudu kõigile, kes julgevad Venemaa ülemvõimu vaidlustada. Aga Ühendkuningriigil on selle kohta midagi öelda. Ühendkuningriik on juba pikka aega olnud Venemaa hübriidsõja ohver, sest nii varilaevastik kui ka spioonilaevad veedavad rohkem aega Briti vetes kui Venemaa omades. Ühendkuningriik valmistab Venemaale suure üllatuse. Hiiglaslik lennukikandja on teel Arktikasse. Venemaa allveelaevad on just hoiakuse saanud. HMS Prince of Wales on saadetud Arktika vetesse, mis tähistab Suurbritannia poolset eskalatsiooni, kui otsitakse viise, kuidas toime tulla kasvava Venemaa ohuga põhjas. Käimas on uue põhjarinde avamine. NATO peab nüüd leidma viise, kuidas tuvastada ja tõrjuda kasvavat Venemaa ohtu Arktikas. Samal ajal kui Suurbritannia ametnikud süüdistavad Venemaad allveemissioonide käivitamises, mille eesmärk on rünnata veealuseid varasid, nagu näiteks kommunikatsioonikaableid. Venemaa üritab NATOt ootamatult tabada. Venemaa tahab saada eelise tulevases sõjas, kasutades ära kaost mujal maailmas, et saata laevu ja allveelaevu kõige tundlikumatesse Arktika vetesse. HMS Prince of Walesiga saab Ühendkuningriigis takistus Putini ambitsioonidele. Aga enne kui me uurime seda laeva ja miks just see valiti, peame süvenema Arktika probleemi ja sellesse, kuidas see on arenenud nii kaugele, et Ühendkuningriik peab vajalikuks mereväe saatmist. Kõigepealt suundume Karulõhe juurde, väike osa Arktika ookeanist. See veekoridor on muutunud Venemaa jaoks võtmetähtsusega, kuna nad püüavad tugevdada oma ülekaalu Arktika piirkonnas. Peaaegu 350 meremiili pikkune Karulõhe kulgeb Norra mandriosast põhja pool asuva Põhjaneeme ja Svalbardi saarestiku lõunapoolseima tipu vahel. Venemaa jaoks tähendab kontroll Karulõhe üle, et tema allveelaevadel on Norra merele lihtsam ligi pääseda, kus neid allveelaevu on nendes vetes valitsevate keeruliste ja akustiliste tingimuste tõttu raskem avastada. Kui Venemaa suudab allveelaevad sinna merre märkamatult viia, siis on Põhjamaadel, Balti riikidel ja Ühendkuningriigil kõigil sama probleem. Venemaa saab oma allveelaevad raketilaskekaugusele. Ja kui need allveelaevad on varustatud hüperhelikiirusega rakettidega, mis suudavad läbida 1500 kilomeetrit või rohkem, see on probleem, millele ei taha isegi mõelda. Aga samal ajal tuleb sellele vastu astuda. Karulõhe on vaid sümptom palju laiemast probleemist, millega Euroopa, NATO peab silmitsi seisma. Arktika tervikuna on kiiresti muutunud üheks kõige vaidlustatumaks piirkonnaks maailmas. Tänu sulavale jääle, mis avab laevateid ja võimaldab sõjalisi operatsioone põhjavetes. Venemaa, USA, Kanada, Norra, Island ja Taani
on kõik huvitatud Arktikast, kuna nende territooriumid ümbritsevad ookeani. Ja Venemaa jaoks on Põhja-Jäämeri võtmetähtsusega Putini tulevikuplaanides. Aastaid on Venemaa taastanud Arktika baase ja tugevdanud oma põhjaflotti. NATO on püüdnud vastata samaga, kusjuures Ühendkuningriik on olnud võtmerollis. Kuigi Ühendkuningriigil ei pruugi olla otsest huvi Arktika laevateede vastu, satub ta ohtu, kui Venemaa kontrollib Karude lõhet. See on üks põhjus, miks Ühendkuningriigi suurim lennukikandja on saadetud põhjavetele. See on samuti üks tegur, miks Ühendkuningriik otsustas kahekordistada Norras paiknevate vägede arvu ajavahemikus praegusest kuni 2029 aastani. Venemaa on Arktikas ohuks. Ühendkuningriik ja Euroopa NATO võtavad seda ohtu väga tõsiselt. Võib-olla ütles Norra kaitseminister Thor Sandvik selle kõige paremini juunis, kui ta ütles, see on kodumaa kaitse Ühendkuningriigi jaoks. Kui Putin saab kontrolli Skandinaavia põhjaosa üle, kui ta suudab kontrollida Karude lõhet, see on otsene oht Ühendkuningriigile. Diplomaatia ei toimis selles olukorras. Venemaa näeb Arktika piirkonda ja eriti Põhjamere teed ehk NSR-i, mis avaneb jää sulamise tõttu, oma tulevase majandusarengu keskse osana. Taylor and Francis selgitavad, miks. Lisaks võimalusele vedada kaupu läbi NSR-i näeb Venemaa, mida Arktika tegelikult pakub. Nafta ja gaasi leidub nende vete all rohkesti, kusjuures 75% varudest Kitangi ja Jamali poolsaartel on veel kasutamata. Venemaa tahab olla see riik, kes neid varusid kasutusele võtab. Samuti soovib Venemaa saada kontrolli haruldaste muldmetallide üle Venemaa Arktika vetes, mis moodustab 2/3 sellest ressursist, mis Venemaal on. Ja kuigi tehnoloogilised piirangud ja lääne sanktsioonid pärast Ukraina sõda on takistanud Venemaad tema Arktika domineerimise plaanides, need plaanid pole kuhugi kadunud. Venemaa ootab sobivat hetke, kuni saabub periood, mil ta saab nende vete üle kontrolli haarata, mis omakorda võimaldab tal kujutada Põhja-Euroopale ja Ühendkuningriigile suuremat ohtu kui kunagi varem. Seni kaua aitavad allveelaevad Venemaal säilitada oma kohalolekut Arktika vetes. 14. märtsi raportis teatas Business Insider, et nad olid rääkinud NATO ametnikega, kes väidavad, et need allveelaevad on muutunud aktiivsemaks. Üks neist ametnikest, viitseadmiral Rune Andersen, kes on Norra ühendvägede peakorteri ülem, ütleb, et Vene allveelaevade aktiivsus Arktika vetes on viimase 2 või 3 aasta jooksul rohkem kui kahekordistunud. See on probleem NATO jaoks. Venemaal on üks maailma suurimaid allveelaevastikke, kus on 64 aktiivset alust. NATO väljakutse seisneb selles, et nende allveelaevade jälgimine muutub raskemaks, kui nad lahkuvad madalamatest vetest ja suunduvad Arktika ookeani sügavustesse. Mitte, et neid ei saaks jälgida, aga probleem tekib siis, kui sa neid kohe üles ei leia. Kui sa neid ei tuvasta, kui sa ei jälgi olukorda. See kasvab eksponentsiaalselt ja kujutab ohtu mitte ainult Euroopale, vaid ka Ameerika Ühendriikidele selles osas, ütleb kolonel Martin O'Donnell, kes on Euroopa liitlasvägede kõrgema peakorteri pressiesindaja, mis juhib NATO operatsioone selles piirkonnas. Aga enesega rahule jääda ei tohi. Venemaad tuleb jälgida. See on riik, mis on juba alustanud hübriidsõja kampaaniat, mis mõjutab nüüd suuremat osa NATO-ga joondunud Euroopast. Süütamised, sabotaaž, küberrünnakud ja droonide sissetungid on kõik saanud osaks laiemast destabiliseerimiskampaaniast. Destabiliseerimine on Venemaa eesmärk ja kaugpõhjaveed on muutunud eriti haavatavaks, kuna NATO püüab toime tulla sellega, mida Venemaa teeb, samal ajal kui nad Arktikas järele jõuavad. Nagu Commodore Richard Hewitt, kes on Ühendkuningriigi lennukikandja löögigrupi ülem ja viibis HMS Prince of Walesi pardal, kui ta rääkis Wall Street Journaliga, ütleb, oht pole kunagi olnud suurem kui külma sõja ajast saadik. See võtab kokku põhjuse, miks Ühendkuningriik on just saatnud ühe oma muljetavaldavama sõjalaeva Arktikasse. See sõjalaev on nüüd Venemaa ukse ees ja otsib allveelaevu. Ja hull asi on see, et Ühendkuningriigil oli täiesti õigus, kui rääkida Vene ohust. HMS Prince of Wales on juba tegevusse kutsutud. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada seda nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. HMS Prince of Walesi lähetamine Arktika vetesse ei ole uus areng. Teada lennukikandja löögigrupi lähetamisest Põhja-Atlandile, et katta Arktika territooriumi, tehti veebruari keskel. Suurbritannia nimetas seda piirkondliku julgeoleku oluliseks tugevdamiseks. See Briti jõudemonstratsioon on veelgi mõjusam tänu sellele, et HMS Prince of Walesil asuvad F-35 hävituslennukid ja helikopterid. Suurbritannia kaitseministeerium rõhutas väga selgelt, et see otsus tehti selleks, et kaitsta veealust taristut, mida Venemaa armastab sihtida oma allveelaevade ja luurelaevadega ja heidutada Venemaa agressiooni piirkonnas, mis tõenäoliselt saab tulevikus lahinguväljaks.
Ühendkuningriik ei pelga sugugi otse välja öelda, et Venemaa on selle vägede paigutuse otsene põhjus. Ministeeriumi teatel kasvas viimase 2 aasta jooksul kuni 2026 aasta veebruarini 30% võrra Venemaa sõjalaevade arv, mis sisenesid Ühendkuningriigi vetesse või ohustasid neid. Ühendkuningriik märkis ka, et HMS Prince of Wales ja selle löögigrupp võtavad osa õppustest koos NATO esimese alalise mereväegrupiga, mis tähendab, et see tegutseb koos ühendekspeditsiooniväe riikidega ning samuti USA ja Kanadaga. Nii et see polnud lihtsalt Ühendkuningriigi otsus saata oma suurim sõjalaev Putinile sõnumit edastama. See on Ühendkuningriik ja tema liitlased, kes töötavad koos, et tagada, et Putin teaks. Ta ei saa Arktikas kõike oma tahtmist mööda teha. Tulles tagasi selle massiivse sõjalaeva juurde, mille Ühendkuningriik on saatnud Vene allveelaevu jahtima. HMS Prince of Wales on väga muljetavaldav alus. Kuninglik merevägi nimetab seda üheks kõige võimsamaks sõjalaevaks, mis Ühendkuningriigis kunagi ehitatud. Ja on lihtne mõista, miks. See on osa 2 Queen Elizabethi klassi lennukikandest koosnevast laevastikust. Laeval on 280 meetri pikkune lennutekk ning see suudab merel püsida kuni 45 päeva, enne kui toiduvarusid tuleb täiendada. Lennukitega pardal on kogu meeskonna suurus 1600 inimest. 10 000 meremiili tegevusraadiusega saab laev hõlpsasti pikka aega Arktika vetes liikuda. Ja kui rääkida relvadest, see pole sõjalaev, kellega keegi tahaks tüli norida. Laev ise on varustatud mitme 30 mm minikuulipilduja ja automaatsete väikekaliibriliste relvadega. Phalanxi lähikaitserelvasüsteem tagab õhutõrje. See relv suudab tulistada kuni 4500 lasku minutis, mis teeb HMS Prince of Walesi tõeliselt ohtlikuks Putini Arktika ambitsioonidele, on see, et see laev on loodud kandma lennukeid. Laev suudab kanda kuni 36 F-35B Lightning II hävitajat. Lisaks 12 Merlin või Tornado helikopterit ning veel 8 Apache kopterit. Kokku 56 lennumasinat, mis viiakse Arktika vetesse. Venemaal ei ole midagi, mis oleks sellele ligilähedanegi. Eines lennukikandja, Admiral Kuznetsov, võeti sisuliselt teenistusest maha. 2025 aasta suvel, olles viimati merel olnud 2017 aastal, sest see lagunes sisuliselt koost ja Venemaa ei suuda seda nii korda teha, et see võiks olla kasutatav mereväe ohuna. Vaatame lähemalt F-35-dele, sest need on kõige muljetavaldavamad relvad, mida HMS Prince of Wales Arktikasse toob. Need F-35D on tohutult suured. Ühendkuningriigi eesmärk on jälgida Vene laevu ja allveelaevu põhjapoolsetes vetes. Rämbilt startivad ja suudavad hõljudes sõjalaeva tekile vertikaalselt maanduda. Need F-35D tuvastavad sihtmärke varem kui ükski laeval või NATO baasides Arktika vete lähedal paiknev radar. Need võivad tõusta kuni 30 000 jala kõrgusele, mis annab nähtavuse 100 miilide kaugusele. Ja kui need lendavad, sonarid, mis on paigaldatud HMS Prince of Walesile, selle saatelaevadele ja kõigile pardal olevatele kopteritele, skaneerivad veealust ala, otsides allveelaevu ja sarnaseid ohte nagu mehitamata allveesõidukid. Nii et kui me räägime puhtalt laevade võimekusest, siis HMS Prince of Wales annab Ühendkuningriigile eelise, kui nad tegelevad Venemaa ohuga põhjas. 6. juuli artiklis avaldas Politico, et Ühendkuningriik oli oma laienevate operatsioonide raames vahele võtnud Vene lennuki. Tõsi, lennuk on hoopis midagi muud kui allveelaevad, mida HMS Prince of Wales põhjavetes tuvastama on saadetud. Sellegipoolest näitab see vahejuhtum Putinile, et Ühendkuningriik on siit kindad käest võtnud. Ega tee Venemaaga nalja, kui jutt käib NATO Arktika huvidest. Kõnealune Vene lennuk oli Bear F ehk Tu-142. Merepatrullilennuk, mis on tegelenud selliste provokatsioonidega, mis on Venemaa hübriidsõja strateegiale iseloomulikud. Bear F lähenes korduvalt HMS Prince of Walesile ja selle lennukikandja löögigrupile Norra meres, mida on kirjeldatud kui ohtlikku ja ebaprofessionaalset manöövrit. Nädal enne Politico reported, see lennuk lasi samuti merre sonopuusid Suurbritannia sõjalaeva lähedal. Need poid on natuke nagu veealused mikrofonid, mis aitavad allveelaevade jälgimisel, kuigi pole selge, kas Venemaa hoolis nende tegelikust otstarbest või tahtis lihtsalt HMS Prince of Walesi mõnitada. Mis iganes kavatsus ka polnud, Ühendkuningriik ei teinud nalja. Iroonilisel kombel veetis Bear F liiga palju aega päris karutorkides ja peagi sai ta sõnumi. F-35D tõusid õhku HMS Prince of Walesilt 2. juulil ja läksid Vene lennukid kinni püüdma, saates seda viisakalt Briti sõjalaevast kaugele eemale. Politico avaldatud foto näib samuti näitavat, kuidas Ühendkuningriigi F-35D seisavad Vene lennukile vastu. Sõnum saadeti. Ühendkuningriigi suurim sõjalaev asub Arktika vetes ja on valmis oma lennukeid kasutusele võtma, et reageerida kõigele, mida Venemaa võib proovida hirmutamistaktikana kasutada. Aga nüüd, kui HMS Prince of Wales on välja saadetud, on suur küsimus, mis saab edasi? See on keeruline. Üks lennukikandja, mis saadetakse Arktika vetesse, ei tähenda automaatselt, et Venemaast saadakse jagu.
Oleks rumal nii arvata. Isegi kui lennukikandja liitub suurema NATO juhitud jõuga põhjavetes, ei saa eitada, et nende vete kaitsmisega seotud väljakutsed ainult kasvavad. Me mainisime, et need veed ise muudavad allveelaevade avastamise keeruliseks, eriti kui need allveelaevad lähevad sügavale tänu nende lainelisusele ja akustilistele probleemidele, mida need veed tekitavad. Sulav jää muudab ka vee soolsuskihtide struktuuri, mis mõjutab allveelaevade avastamist ja jälgimist. Talvel tekib veelgi rohkem väljakutseid. Siis muutub enamik Arktika territooriumist nii maismaal kui ka vees jäiseks kõrbeks, kus sõduritel on väga raske tegutseda. HMS Prince of Wales aitab neid väljakutseid ületada, olles omamoodi mobiilne baas sõduritele, kes veedavad soojad kuud maismaal. Eritsi Ühendkuningriik seisab silmitsi väljakutsega, et ta ei ole enam see mereväe suurriik, mille poolest teda alati tunti. See pole kaugeltki mingi väike tegija, kuid Wall Street Journal toob välja, et Ühendkuningriigi merevägi on külma sõja ajast alates märgatavalt vähenenud. Kuna praegu on neil kasutusel vaid 2 lennukikandjat, 13 fregatti ja hävitajat, millest igal ajahetkel on aktiivsed vaid 5 ja 10 omaenda allveelaeva. Kas see on piisavalt suur jõud, et näidata jõudu Arktika vetes, pakkudes samal ajal Suurbritanniale vajalikku kaitset kodumaal? See tundub ebatõenäoline. Kuid NATO liikmena on see Suurbritannia jõud osa palju suuremast tervikust. Väljakutse seisneb selles, et see tervik säiliks ka edaspidi. Igasugune lõhe nende riikide vahel, kes on seadnud põhjavete kaitse prioriteediks, on midagi, mida Venemaa saab ära kasutada. Rääkides Venemaast, siis tema kavatsused Arktikas on väga selgelt välja öeldud ja ta püüab oma võimekust nii palju kui võimalik suurendada, et saada põhjavetes domineerivaks jõuks. Käiku lastakse uusi jäämurdjaid, mis on laevad, mis suudavad liikuda läbi jäiste Arktika vette, et muuta varem mainitud NSR-i läbimine lihtsamaks. Ivan Papanin on esimene projekti 23550 relvastatud jäämurdjatest, mis hakkavad moodustama seda Arktika laevastikku ja mis võeti kasutusele 2025 aasta septembris. Ja Venemaa eesmärk on, et sellele laevale liituksid sama projekti teised laevad võimalikult kiiresti. Kuid Venemaal on ka omad raskused. Sanktsioonid mõjutavad Venemaa laevaehitust, mis tähendab, et jäälõhkujate laevastik valmib oodatust aeglasemalt. Juunis nõudis Putin ise, et Venemaa laevaehitajad keskenduksid rohkemate tuumajäälõhkujate ehitamisele, kuna Venemaa püüab avada NSR-i. Siin on teatud loogika. Venemaa ei saa saata rohkem laevu Mustale merele, et rünnata Ukrainat. Nii et Putin arvab, et Venemaa laevaehitus peaks keskenduma valdkonnale, kus see saab mõju avaldada. Sellised korraldused teevad Suurbritanniale ja tema NATO liitlastele muret. Lisaks sellele laevaehitusele on Venemaa tugevdanud oma sõjalist, transpordi ja energiataristut Arktika piirkonnas. Praeguseks on asi jõudnud sinnamaani, et 18. juuli Militarni artikkel avaldab arvamust, et Venemaa on Arktikas oma sõjalise kohaloleku laiendamisel USA-st mööda läinud. Venemaal on Arktika piirkonnas ka looduslikud eelised, sest tal on 24 000 kilomeetrit pikk Arktika rannik. Ja ta on juba rajanud üle 35 nafta- ja gaasivälja põhjavetes, mida ta kontrollib. See annab Venemaale motivatsiooni saada Arktikas domineerivaks jõuks. Putin peab neid huve kaitsma lisaks laienemise edendamisele. Üks asi on selles kõiges selge. Arktika saab olema järgmine ülemaailmne lahinguväli. See ei tähenda tingimata, et sõda on kohe puhkemas, kuid mida me näeme ja Ühendkuningriigi vägede saatmine on selle viimane tõend, on geopoliitiline võitlus varem ligipääsmatute vete pärast. NSR-ist saaks uus marsruut, mis ühendab Atlandi ja Vaikse ookeani ja Venemaa soovib seda marsruuti võimalikult palju ära kasutada. Venemaa võib selle üle kontrolli saavutamiseks võidelda, mis tähendab, et NATO peab valmis olema. Ühendkuningriik kavatseb selles järjekorras eesotsas olla ja Venemaale Arktikas vastu astuda. 25. veebruaril hoiatas Kuningliku mereväe esimene merelord, kindral Sir Gwyn Jenkins, praegu pannakse meid proovile Atlandi ookeanil, meie enda tagahoovis. Need on ebastabiilsed ja ohtlikud ajad. Meie ülesanne on kaitsta oma saareriiki. Meie oleme Ühendkuningriigi esimene ja viimane kaitseliin, nagu ta kutsus Ühendkuningriiki ühinema teiste Põhja-Euroopa merevägedega, et seista vastu Vene ohule. Allveelaevade rindel pidi Ühendkuningriik tegelema 3 Vene allveelaevaga, mis viisid läbi salajast operatsiooni torujuhtmete ja kaablite kohal Ühendkuningriigi põhjavetes. Nii et oht on täiesti olemas. Uudata pole enam midagi. Ühendkuningriik ja tema liitlased ei saa viivitada, sest Venemaa teeb juba samme, et saavutada kaugpõhjas ülekaal. HMS Prince of Walesi lähetamine on Ühendkuningriigi vastus neile sammudele. Tõenäoliselt saab sellest hiiglaslikust sõjalaevast osa laiemast Arktika strateegiast, mis hakkab järgmiste kuude jooksul välja kujunema. Ülesanne on nüüd lihtne, isegi kui teostus seda pole. Otsi allveelaevu, peata Venemaa ja kaitse Arktika veed. 11. juulil kaotas Ukraina võimsa liitlase 71-aastaselt. Now Carolina senator Lindsey Graham, Surrey.
kuigi arvamused Grahami poliitika suhtes võisid olla erinevad, ei saa eitada fakti, et ta oli üks suurimaid Ukrainale antava sõjalise abi toetajaid alates sõja algusest Venemaaga. Tõepoolest, Graham oli sõna otseses mõttes külastanud Kiievit, et kohtuda Ukraina ametnikega, sealhulgas president Volodõmõr Zelenskiga, vaid päev enne oma surma. Ja jäi riigi toetamisel vankumatuks kuni oma viimase hingetõmbeni. Kuid isegi kui senaator Graham on lahkunud, elab tema pärand edasi. President Donald Trump ja seadusandjad mõlemalt poolt olid innukad vastu võtma sanktsioonide paketti, mis võiks mitte ainult sõja lõpetada, vaid hävitada ka Venemaa Föderatsiooni sellisena, nagu me seda tunneme. See on täpselt see, mida Lindsey Graham oleks tahtnud, et juhtuks. Sündinud 1955 aastal. Lõuna-Carolina osariigi väikelinnas Centralis lõpetas Lindsey Graham Lõuna-Carolina ülikooli ja selle õigusteaduskonna, enne kui asus teenima Ameerika Ühendriikide õhujõududes. Aastatel 1982–1989 oli ta kohtunõunike korpuse ehk JAG korpuse liige, mis on õhujõudude õigusalane haru. Pärast õhujõududest lahkumist astus ta 1989 aastal Lõuna-Carolina õhuväe rahvuskaardisse. Ning kuigi ta ei läinud kunagi lahinguväljale ega osalenud aktiivselt lahingutegevuses, mängis ta siiski Ameerika Ühendriikide sõjaväes olulist rolli erinevates õigus- ja nõustamisvaldkondades. 1990. alguses astus ta poliitikasse, saades esmalt koha Lõuna-Carolina esindajate kojas, enne kui temast sai 2003. aastal oma koduosariigi senaator. See oli ametikoht, mida ta pidas üle 20 aasta, kuni oma surmani. Ja arvestades Grahami sõjaväelist tausta, polnud üllatav, et temast sai sel ajal üks suurimaid sõjapistrikke Washingtonis. Korduvalt ja korduvalt pooldas ta Ameerika Ühendriikide sekkumist maailmas ja aktiivset rolli rahvusvahelisel areenil, olulist sõjalise rahastuse suurendamist ja otsest vastasseisu Ameerika vastastega üle kogu maailma. Ta oli näiteks üks kõige häälekamaid toetajaid USA sissetungile Iraaki 2003. aastal ning toetas samuti sekkumisi sellistes kohtades nagu Liibüa, Süüria ja Iraan. Ja kui Venemaa tungis 2022 aastal Ukrainasse, Lindsey Grahamil ei läinud kaua, enne kui ta oma seisukoha selgeks tegi. Vaid mõni päev pärast konflikti algust jõudis Lindsey Graham uudistesse, kui ta näiliselt kutsus üles Vene presidendi Vladimir Putini tapmisele. 3. märtsi säutsus, mis kõlas järgmiselt. Ainus viis selle lõpetamiseks on see, et keegi Venemaal kõrvaldab selle mehe. Te teeksite oma riigile ja kogu maailmale suure teene. 2023 aasta maiks oli Venemaa siseministeerium andnud välja vahistamismääruse Lindsey Grahami vastu pärast seda, kui ilmus video, kus ta kohtus president Zelenskiga ja kirjeldas USA sõjalist abi Ukrainale kui parimat viisi, kuidas me kunagi oleme raha kulutanud. Oma iseloomulikul moel vastas Lindsey Graham sellele juhtumile trotslikult öeldes: teada, et minu pühendumus Ukrainale on ajanud Putini režiimi vihale, valmistab mulle suurt rõõmu. Aastate möödudes toetas Lindsey Graham järjepidevalt ja häälekalt täiendavat abi Ukrainale. Ta hääletas sanktsioonipakettide poolt, külastas Kiievit korduvalt ja kutsus üles tihedamale kaitsealasele koostööle Washingtoni ja Kiievi vahel. Isegi siis, kui paljud tema vabariiklastest kolleegid hakkasid oma meelt muutma Venemaa-Ukraina sõja suhtes ja hääletasid igasuguse täiendava abi andmise vastu sellele riigile, Graham jäi oma seisukoha juurde kuni lõpuni. Näiteks 2025 aasta veebruaris, kui ta oli Zelenskiga samal laval, osutas Lõuna-Carolina senaator Ukraina presidendile ja lausus kuulsad sõnad: kuidas Putinit heidutab? Sa relvastad selle mehe hambuni, sest nad hakkavad võitlema. Tuleta mulle meelde, et ma ei tungiks Ukrainasse, eks. See lihtsalt ei lõpe hästi. Varsti pärast seda avaldust, pärast seda, kui ta kirjeldas end nagu koer kondi kallal, asjade puhul, mis talle korda lähevad, Graham asus tööle seaduseelnõu kallal, mille nimi oli Sanctioning Russia Act of 2025. Koostöös oma demokraadist kolleegi, USA senaatori Richard Blumenthaliga, Graham soovis väga näha, et USA sanktsioonid Moskva vastu karmistuksid, uskudes, et see on üks tõhusamaid viise sundida Putinit lõpuks sõda lõpetama. Grahami eelnõu nägi ette lausa 500% tollimaksu nende riikide kaupadele, kes jätkavad Vene ressursside ostmist, nagu nafta, gaas ja uraan. Täpsemalt oli see suunatud otse Hiinale ja Indiale, mis moodustasid umbes 70% Venemaa energiakaubandusest. Idee oli lihtne, sihtides neid väheseid riike, kes jätkasid raha investeerimist Venemaale. Graham lootis need riigid nurka suruda ja sundida neid oma äri mujale viima. See omakorda halvaks tõsiselt Venemaa majandust, mis juba tol ajal hakkas kannatama USA ja Euroopa Liidu poolt kehtestatud arvukate sanktsioonide tõttu. Kuna tema majandus on varemetes, oleks Putinil üha raskem koguda piisavalt vahendeid sõja jätkamiseks ja ta võib lõpuks olla sunnitud istuma läbirääkimiste laua taha ja konflikti lõpetama. 2025 aasta juuniks kuulutas Graham uhkusega, et tema eelnõu toetavad 10 seadusandjat. Mul on 84 kaassponsorit.
Venemaa sanktsioonide eelnõule, mis on majanduslik punkripurustaja Hiina, India ja Venemaa vastu seoses Venemaa jõhkra sissetungiga Ukrainasse, kuude möödudes kinnitas Graham korduvalt, et eelnõu jõuab peagi lõpphääletusele. Kuid ajakavad lükkusid pidevalt edasi, kuna president Trump eelistas sõja lõpetamiseks kasutada teisi meetodeid. Näiteks otsene kontakt ja läbirääkimised Putiniga, kuid selle aasta jaanuariks. Graham näis olevat edule lähemale jõudmas. Pärast kohtumist Trumpiga väitis senaator, et president oli tema eelnõule rohelise tule andnud. Ja oli vaid aja küsimus, millal lõplik hääletus toimub. Kahjuks ei elanud ta piisavalt kaua, et seda juhtumas näha, aga tema viimane suur tegu siin maal oli siiski Ukraina teenistuses. 10. juulil lendas ta Kiievisse, kus ta külastas Ukraina droonitootja Skyfalli tootmisrajatisi PP-1 sünilooja, mis on osutunud üheks kõige tõhusamaks tõrjedrooniks Venemaa lakkamatute drooniparvede vastu võitlemisel. Graham sai oma visiidi ajal näha mitmeid ettevõtte mehitamata süsteeme ning ka uusi tehnoloogiaid, mis on veel arendamisel. Ta kiitis ettevõtet väga, nimetades seda tipptasemel ettevõtteks, millel on tohutu tootmisvõimekus ja mis toodab tipptasemel tehnoloogiaid. Palju arenenumad kui kellelgi teisel planeedil. Ja ühes oma viimastest avaldustest kutsus senaator veel kord üles edasisele koostööle Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel. Ma arvan, et oleks Ameerika jaoks tohutu viga mitte teha Ukrainaga koostööd droonide valdkonnas. Nad on valmis meid aitama, sest meie olime valmis toetama Ukrainat tema kõige raskematel aegadel. Järgmiseks õhtuks oleks Grahami elu läbi. Pärast seda, mida tema perekond nimetas lühikeseks ja ootamatuks haiguseks. Paljud ametnikud ja avaliku elu tegelased avaldasid kiiresti kaastunnet. Sealhulgas Ukraina parlamendi juht Ruslan Stepanchuk, kes avaldas siirast tänu kõige eest, mida ta Ukraina heaks tegi, nimetades teda riigi vankumatuks sõbraks, kes mõistis ja toetas selle võitlust igal sammul. President Trump postitas samuti veebis sõnumi, nimetades Grahamit üheks suurimaks inimeseks ja senaatoriks, keda ta kunagi tundnud on. Samuti tõeliseks Ameerika patrioodiks, kellest tuntakse väga puudust. Kuid teod räägivad valjemini kui sõnad. Ning soovides teha midagi tähendusrikast Grahami lahkumise austamiseks, USA senaatorid avalikustasid ametlikult lahkunud senaatori Venemaa sanktsioonide eelnõu muudetud versiooni. Kuigi algsesse eelnõusse, mille Graham ja Blumenthal üle aasta tagasi esitasid, on tehtud mõningaid muudatusi. See enam kui 60-leheküljeline dokument on Venemaa jaoks endiselt äärmiselt halb uudis. Ja mis veelgi enam, seadusandjad soovivad selle seaduseks saamist kiirendada. Paljud väljendavad kindlust, et see võib edasi liikuda enne, kui kongress alustab oma augustikuist puhkust. Siia jõudmine on võtnud kaua aega. Kuudepikkused läbirääkimised, milles osalesid seadusandjad mõlemalt poolt, samuti ka Valge Maja ise. Aga nüüd, kui sanktsioonide eelnõu on vaid sammu kaugusel ametlikuks saamisest, Venemaa valmistub millekski, mis võib selle niigi raskustes majanduse viia üle ääre ja kuristikku. Enne kui selgitame, kuidas see võib juhtuda ja millist tohutut mõju see eelnõu võib avaldada, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli sõjasaade. Meie lahkame neid teemasid sellisel viisil igal nädalad. Eelnõu eesmärgid on selged. Moskvale surve avaldamine. Võttes talt ära tulud, mida ta vajab oma jätkuva sõja rahastamiseks Ukrainaga. Konflikt, mille kohta mõned Kremli ametnikud algselt väitsid, et see saab läbi mõne nädala või isegi päevaga, on nüüdseks kestnud üle 4,5 aasta ning muutunud üheks kõige kulukamaks sõjaliseks operatsiooniks kaasaegses ajaloos. Venemaa on selle aja jooksul oma sõjaväkke triljoneid dollareid investeerinud, kulutades tohutuid summasid hangetele, tootmisele, värbamisele ja muule. See on kandnud üle miljoni kaotuse ning näinud, kuidas lugematu arv sõjatehnikat, sealhulgas kalleid tanke, õhutõrjesüsteeme ja laevu, on kaardilt pühitud. See on pidanud taluma ka üha laastavamaid drooni- ja raketirünnakuid oma energiataristule. Viimastel kuudel on kogu Venemaa ulatuslikul territooriumil süüdatud arvukalt naftatöötlemistehaseid. Need rünnakud kokku on viinud riigi kriisi. Ometi sõda jätkub endiselt, mis tähendab, et Ukraina ja tema liitlaste töö pole veel lõppenud. Siin tulebki see eelnõu mängu. Kui see vastu võetakse, mis tundub tõenäoline, arvestades, kui laialdane toetus on eelnõul nii vabariiklaste kui demokraatide senaatorite seas. Eelnõu kehtestaks ulatuslikud sanktsioonid paljudele Venemaa poliitilistele ja sõjalistele juhtidele, sealhulgas Vladimir Putini enda suhtes, koos erinevate riigile kuuluvate ettevõtetega, oligaahid ja eliit. Vladimir Putin ei pruugi isiklike sanktsioonide pärast eriti muretseda, arvestades tõsiasja, et ta naudib endiselt luksuslikku elu paleede ja eralennukitega. Kuid see on oluline siis, kui sanktsioonid kehtestatakse tema lähedastele, oligarhidele, ärijuhtidele ja teistele rikastele inimestele, kelle varad külmutatakse üha enam ja kelle endised vabadused võetakse läänemaailma poolt ära. Aastaid on needsamad inimesed toetanud Putini sõda. Isegi siis, kui sai selgeks, et konflikt kestab palju kauem kui algselt plaaniti ning maksab palju rohkem raha, tööjõudu ja tehnikat, kui keegi kunagi ette kujutas. Putinil jätkus tugev toetajate ring. Aga kui sanktsioonide laine järel tabab seda ringi, on selgelt hakanud ilmnema mõrad.
sest sõltumatud uurijad on tuvastanud süveneva lõhe Vene eliidi seas, kus mõned hakkavad Putinit survestama, et ta tunnistaks sõja ummikseisu jõudmist ja astuks samme selle lõpetamiseks. Veelgi rohkem rahalisi karistusi nende samade isikute ja üksuste vastu lisab kindlasti veelgi õli poliitilisele tulele, mis levib praegu kiiresti Kremlis. Aga selle eelnõu mõju ei piirdu kindlasti ainult sellega. See on alles algus. Sest sanktsioonide seadus kehtestaks ka hulga täiendavaid karistusi Venemaa energiaprojektidele, finantsasutustele. Ja võib-olla, mis kõige tähtsam, selle niinimetatud varilaevastikule, salajas tankerite ja kaubalaevade võrgustikku, mida Venemaa kasutab nafta ekspordi jätkamiseks, kütust ja sõjalist varustust üle maailma vette. Varilaevastik on osutunud Moskva jaoks üsna tõhusaks viisiks olemasolevatest sanktsioonidest möödahiilimiseks ja riigile tulu toomise jätkamiseks. Selleks kasutatakse mitmesuguseid petlikke taktikaid, näiteks laevade ostmist ja nende liigutamist läbi keeruliste anonüümsete varifirmade võrgustike. Neid registreeritakse riikides, kus merendusjärelevalve on leebe ning laevade nimesid ja registreerimisandmeid muudetakse regulaarselt, et vältida jälgede tekkimist. Aja jooksul on aga ülejäänud maailm Moskva taktikast aru saanud ja arendanud nutikamaid, tõhusamaid viise nende varilaevade tuvastamiseks, jälgimiseks ja sanktsioonide kehtestamiseks. Eelnõus sisalduvad täiendavad sanktsioonid muudavad varilaevastikul tegutsemise veelgi raskemaks, vähendades veelgi Venemaa poolt müüdavate ressursside hulka ja selle ebaseadusliku meetodiga teenitavat raha. Kuid eelnõu suurim osa ei keskendu üldse Venemaale. See keskendub hoopis riikidele, kes jätkavad Venemaaga äritegevust. See oli senaator Grahami jaoks alati võtmeküsimus. Kui USA suudaks takistada selliseid riike nagu Hiina ja India Venemaaga äri tegemast, siis kuivaksid Venemaa suurimad tuluallikad kiiresti kokku. Nagu varem mainitud, soovis Graham algselt kehtestada neile riikidele 500% tollimaksud, kuid nii äärmuslikud meetmed ei oleks tõenäoliselt kunagi kongressi heakskiitu saanud. Seetõttu on eelnõu muudetud ning tollimaksumäär on langetatud mõistlikuma, kuid siiski jõulise 100%-ni. See tollimaks kehtib 5 suurimale riigile, kes ostavad kõige rohkem Venemaa toornaftat ja maagaasi. Teised riigid, kes ostavad väiksemaid koguseid, võivad samal ajal saada erandeid, kui nad suudavad tõestada, et võtavad olulisi samme nende importide vähendamiseks. Hiina ja India on nimekirjas suurimad ostjad. Ja mõlemad mõjutab see seaduseelnõu oluliselt. See võib viia suurte kaubanduslike pingeteni nende kahe riigi ja Ameerika Ühendriikide vahel ja ei Peking ega New Delhi ole selle üle õnnelikud, kuid lõpuks annavad mõlemad riigid tõenäoliselt survele järele. USA on siiski India suurim ekspordi sihtkoht. Samas kui Hiina ja USA poliitilised suhted võivad olla pingelised, kuid nad teevad endiselt igal aastal erinevate kaupade ja teenustega sadade miljardite dollarite väärtuses kaubavahetust. Kumbki neist riikidest ei soovi, et nende kaubandussuhted Ameerikaga halveneksid jätkusuutmatule tasemele. Seega võivad nad kiiresti otsustada, et on lõpuks aeg Venemaa turult lahkuda ja leida nafta ja gaasi osas alternatiivseid võimalusi. Ja kui see peaks juhtuma, seisaks Venemaa äkitselt silmitsi hirmutava väljavaatega kaotada 2 oma suurimat investorit. 2 tugevaimat sammast, mis toetavad selle kõikuvat majandust, võiksid üleöö kaduda. Mõju oleks vapustav ja numbrid tõestavad seda. Näiteks selle aasta mais moodustas Hiina 38% Venemaa ekspordituludest, investeerides hinnanguliselt $8 miljardit toornaftasse, torujuhtmegaasisse, kivisütt, LNG-sse ja teistesse naftatoodetesse. Juunis jõudsid India Venemaa toornafta impordid rekordtasemele, tõustes eelmise kuuga võrreldes 34%. Kuna New Delhi kulutas umbes $6,3 miljardit Venemaa fossiilkütustele, sealhulgas umbes $5,15 miljardit toornaftale. Kui need 2 riiki lõpetaksid Venemaa energia ostmise või isegi vähendaksid oma investeeringuid märkimisväärselt, see tähendaks, et miljardid dollarid lakkaksid Venemaa majandusse voolamast. Ja kuna Putini sõjakulutused paisuvad dramaatiliselt kontrolli alt välja ning kulud tõusevad igal pool, selline mõju võiks tähendada pöölist surmaotsust Vene sõjamasinale. Nagu üks senati abiline ütles CNN-ile, valdav osa Venemaa sissetulekust, eriti sellest, mida kasutatakse agressioonisõjaks Ukrainas, tuleb Vene nafta ja gaasi ekspordist. Seetõttu ongi seaduseelnõu kitsalt suunatud just sellele Venemaa majanduse aspektile. Ja siin on parim osa. Sanktsioonid rakenduksid peaaegu kohe. Need ei oleks seotud rahuläbirääkimiste ega teiste muutujatega. Putinil ei oleks mingit võimalust sellest dilemmast välja vingerdada. Eelnõus endas toodud üksikasjade kohaselt peaksid sanktsioonid jõustuma Putini, tema energiasektori vastu, tema finantsasutuste ja tema varilaevastiku vastu. 30 päeva jooksul pärast eelnõu heakskiitmist jäänud on vaid selle üle hääletama. Praegu pole täpselt selge, millal see juhtuda võiks, kuid senati esindajad on väljendanud innukust ja kindlust, et hääletus toimub võimalikult kiiresti. Näiteks senaator Blumenthal ütles, et see võidakse vastu võtta enne augustit. Blumenthal lisas,
et senati enamuse juht John Thune on andnud märku, et ta on valmis edasi liikuma, kui tal on hääled olemas. Ja ma arvan, et meil on need hääled olemas. Mõlema poole senaatorid on nimetanud seda eelnõu sobivaks austusavalduseks Lindsey Grahamile, kellest öeldi, et oli väga elevil võimalusest näha oma eelnõu seaduseks saamas oma elu viimastel päevadel ja tundidel. Näiteks ütles Blumenthal, et ta rääkis Grahamiga päeval, mil viimane suri, ja ta polnud kunagi kuulnud teda nii ülevoolavalt rõõmsana. Sest me saime teada, et Valge Maja toetab meie sanktsioonide eelnõu pärast pikka ja mõnikord valulikku protsessi. Raske kaheparteilise läbirääkimise. Senator Katie Britt kordas Blumenthali sõnu, märkides, et Graham ütles, et see saab olema kõige olulisem asi, mille ta on oma pikas ja sündmuste rohkes karjääris saavutanud. Kahjuks ei näe hiline Lõuna-Carolina senaator seda ise juhtumas, kuid tema elus olevatel kolleegidel poleks paremat viisi tema pärandi austamiseks ja lõpliku tema isiklikule poliitilisele võitlusele Venemaaga lõpliku tähise andmiseks, kui lõpuks ometi tema eelnõu heaks kiita. Ja Ameerika Ühendriigid pole ainus riik, kes astub suuri samme Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamise suunas. Vaata seda videot, et näha, kuidas 2 Euroopa juhtivat riiki, Saksamaa ja Prantsusmaa, on ühendanud jõud, et avalikustada üks suurimaid toetuspakette, mida maailm kunagi näinud on. Või et teada saada, kuidas Putini liitlased ja nõunikud pöörduvad tema vastu, vaata seda videot. Ja kui soovid rohkem värskeid uudiseid, ülevaateid ja analüüse sellest sõjast ja teistest üle kogu maailma, telli juba täna Sõjasaade. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!